ma istusin ja ma olin tal põlve küljes kinni ja hammustasin ta põlve. Oh my god, mis tal seljas on? Mine ära. Kui sa koju lähed, siis ma olen sul mingi tee peale vastus, siis sa saad peksa ja nii edasi, vaata. Mul oli auk peas, mu ema pidi iga päev katma neid, et ma ei nagu üldse tahaks kooli minna, ma keeldusin kooli minemas, sest et mul on suurem piimariiul nüüd kui teil. Ma anusin, ma nutsin, ma palusin ema ära, pane mind sinna, mul ei ole sõpru. Tšau! No nii, ja me oleme tagasi. Juhu! Järjekordne esmaspäev. Jah, ja me oleme nagu selles suhtes, me oleme tublid, ma ütlesin esimeses episoodis vist, et meil läheb hästi, kui me oleme suutnud 3 episoodi välja panna. Ja siis läheb ikka väga hästi. Praegu on 4, ehk siis kõik, mis siit hakkab, on boonus. Ja sellepärast, et see on päris keeruline olnud, me ütleme ausalt, nagu nii palju on olnud nagu takistusi, nagu kui me alustasime podcastiga, või noh, meie ideaal oli alustada sellega, siis me ei arvanud kunagi, et see saab nii raske olema. Et siin on nii palju tegureid ja tagasiside ja mis mõjutab ja ongi see, et kohutavalt palju on inimesi, kes tahavad nagu maha tõmmata. Kas lihtsalt kadedusest, jumala eest, et sa ei teeks mitte midagi oma eluga, et sinust ei saakski keegi. Nagu meie eesmärk oleks, et et me saame nüüd kuulsaks. Ei, see kindlasti mitte. Pigem ongi nagu mälestus ja see on meie lastele, see on meile endile, et kunagi me saame seda nagu meenutada, et vaadata, millised meie olime noorena, et kui me oleme mingi 60-aastased, et siis ma arvan, need on ikka alles kusagil, nii et ja mis juttu me välja suust ajasime ja mis lugudest me rääkisime ja kui mingid asjad meelest lähevad, siis on nagu hea tagasi kuulata. Mõelda, et isse me tegime päriselt sellist asja või? Et jah, aga jah, seda on negatiivset tagasisidet või seda nagu maha tõmbamist on kohati palju olnud. Ja, et me mõtlesime, et me oleme valmis selleks, aga väga vist ei olnud valmis. Et kuidagi see oli siuke nagu, kellele nagu meeldib kuulata negatiivset tagasi, et mitte kellegele. Aga nagu kuidagi see on jah mõjunud halvasti, sest meie oleme omavahel läinud nagu rohkem raksu. Et me oleme ise üksteist maha tõmbanud juba, mitte ainult see teised võõrad inimesed me kõrval, vaid me ise oleme olnud suured maha tõmbajad. Sest ongi kõik räägivad ja siis hakkad mõtlema ja siis oledki nagu, et äkki ongi nii, vaata. Ja siis keeridki selle enda nii suureks. Me oleme siin paar korda ikka kaklenud nagu, et kui sa räägid podcastis ühteks, siis sa ei saa mulle pärast öelda teist, et sa äkki tunned ennast ikkagi halvasti, nagu seal sa ju rääkisid nii ja sa tunnedki nii ja järelikult see on terve elu su sees olnud ju. Et me ei ole siin, ei pane ju 50 korda rohkem juurde seda juttu. Me pigem olemegi lihtsalt ausad ja praegu me üritamegi ennast rohkem võib-olla tagasi tõmmata, et me ei saaks kogu aeg igalt poolt. Olla viisakam natuke. Jah, just. Et proovime siis. Aga muidu nagu enam-vähem on okeilt läinud. See TikToki osa oli päris naljakas, me postitasime ühe video TikToki, mis oli koosnes meie siis nagu klipikestest ja see läks natuke huugama. Jaa. Seal olid paar kommentaari, mis olid päris head, et tuleb välja, et kellelgi meist on mingi räige piimariiul. Nagu meil dissid olid peamiseks jututeemaks seal kommentaarides, nii et ma ei tea, kellelgi on dissid igatahes. Sul või, mul või, sul või? Äkki mul hoopis, jah. Ma ei tea. Oligi mingi podcast küsimärk, et mingi 2 pesulauda ja 1 piimariiul. Paneme selle järgmiseks episoodi nimeks. See on päris hea. 2 pesulauda ja 1 piimariiul. Et jah, no ma ei tea, küll meil dissidest teema tuleb, sellest me hakkame kunagi rääkima. Me jõuame selleni. Jah, see on üks põnev teema. Aga muidu on nagu nädal okeent läinud, mina käisin emaga spaas, väga tore oli, meil oli nagu ema-tütre päev, mingi ringspaas, väga tore koht. Ja, me käisime piljardit mängimas. See oli väga tore õhtu. Oli küll, jah. Meil üks sõbranna tegi kutsus meid ja siis pärast tegi meile välja ka veel piljardit. Ja, see oli eriti tore. See oli nagu mega tore. Nii et aitäh sulle. Ma tean, et sa vaatad seda ja ta on meil veel selline sõbranna, kes nagu kuulab täiega me podcasti ja aga ta kuulab seda umbes 3 tundi, seepärast, et ta tavaliselt kuulab seda töö ajal ja siis ta peab mingi pausidega kuulama seda, nii et ma arvan, seda juba algust ta kuulab mingi 15 minutit. Ja veits raskendatud. Igatahes me räägime sinust, ma arvan, sa tunned ära küll ennast. Seal piljardil tegelikult. Ja seal oli mingi 4 vene meest, kes absoluutselt eesti keelt ei osanud rääkida ja siis nad ostsid mulle pudeli vahuveini. Mõtlesid, et tulevad, toovad mulle. Tulid, tõid, nii. Ja siis küsis mu käest, vene keelt räägid?
ma ütlesin ei, ta küsis seda veel minu arust vene keeles äkki, kui ma ei eksi isegi. Ma ütlesin, et ei räägi. Ma ütlesin, aga eesti keelt räägid? Ei räägi. ja inglise keelt ka veel ei rääkinud. Ja siis ta lihtsalt jõllitas ja vaatas mind, kuidas ma vahuveini joon. Lõime kokku ja siis ma olin nagu aitäh. Ja siis ta lihtsalt jõllas mind, kuidas ma joon. Sest ta ei osanud, ta ei saa muga mitte kuidagi rääkida. Te ei olnud nagu jututeemat arendada, kui te ei saa aru üksteisest. Nagu, mida sa ootad? Ma elan Eestis ja sa ootad, et ma pean vene keelt oskama või? Kuule nagu tõmba lestana. Reaalselt. Sorry, ma ei vihka nagu aga see kõlab halvasti, aga ma reaalselt ma ei vihka neid. On väga tore neid vene rahvusest inimesi, kes proovivad. Kes päriselt proovivad ja nad pingutavad ja ma väga hindan seda. Aga kui sa tuleb, ma ei tea, trambid mulle kuskile uksest sisse või tuled ja ütled, et miks sa vene keelt ei räägi? Kuule, nagu uks on seal pool, no. Ja mille sa samast uksest tagasi. Miks sa eesti keelt ei räägi? Ja sama küsimus, miks sa eesti keelt ei räägi? Kus sa elad? Eestimaal? Nagu ma ei lähe kuskile, ma ei tea, Venemaale ei oota, et nad eesti keelt. Ja lähen trambin ka mingi kohvikusse ja siis sa ütlen, miks sa eesti keelt ei räägi? Sest sa ei peagi seda rääkima. Ma ei saa aru, et inimestel on mingi arvamus, kuna Eesti nii väike ja siin on juba väga palju vene rahvust inimesi, siis peab järsku kõik peavad vene keelt oskama. Ma saan aru, et see keel on vajalik, seda rahvust on palju, aga see ei tähenda, et Eestis ei oleks eesti keel vajalik. Palun õppige ära või proovige vähemalt. Andke nagu endast parim. On raske, aga nagu kui teised inimesed saavad hakkama, saad sina ka. Ja ärge kortsutage kulmu, kui me ütleme, et me ei räägi vene keelt. Meil ei olegi kohustus seda rääkida. Me küll õppisime seda, aga see ei tähenda, et ma pean seda oskama. See vene keele õppimine koolis oli ka nagu Japani ma juba ruski, suit. No põhimõtteliselt siuke. Suit, noh. Mis ma vene keeles olen õppinud? Turak, balšoi nahhui. Seda mu isa mulle õpetan. Keegi küsib midagi, ütleb balšoi nahhui kohe ja siis on asi korras. Tehtud. Jah. Nii et nagu paar vajalikku sõna on õpitud. Pärast võite passiiba pašalasta. Väike sõnavara on olemas ja rohkem ei olegi vaja. Ja ma saan nagu vene keelest aru mingil määral, aga ma ise ei oska niimoodi väga rääkida. Mul lihtsalt tõmbab nagu üli kokku juhe. Ma olengi mingi... Ma ei saa aru ka enamus asjast, ma lihtsalt Noogutame ja naeratama. Noogutame ja naeratama. Ma olen inimegi teinud, et keegi küsib midagi. Ma mingi, ta, harasho. Keegi küsis tegelikult su käest midagi. Et sa ei tea midagi, sa veel nõustusid. Ja siis on tegelikult pole pärast seda alles aru, millega sa nõustusid, kui sa hakkad mõtlema, et okei, mida ma just ütlesin, nagu millega ma nõustusin. Aga rohkem ega ei olegi midagi olnud. Ei ole tõesti. Midagi erilist. Mis me teemaks täna on siis? Meil on teemaks koolikiusamine või kiusamine. Ma arvan, et sellega on väga palju kokku puutunud, et see ei ole nagu üllatav, et selline teema on meil valikusse tulnud, et see pidi mingi hetk ikka tulema. Meie isiklikult kõik oleme sellega kokku puutunud ja ikkagi see koolikiusamine on väga aktuaalne teema. Et jah. Nii et ma ei tea, alustame esimese kirjaga siis. Nii. Tegelikult ei olnud kool mulle kunagi lihtsalt koht, kus õppisin. See oli nagu igapäevane enesetapuvõitlus. Igapäevane mäng, kus ma ei teadnud, kas ma pääsen või jäängi kaotama. Algas see siis, kui keegi ütles lauseid, nagu näiteks, miks sul need saapad on? Need on ju nii koledad. Mul olid jalas mu vanem õe saapad, sest mu pere või minu ema ja mu õde ei ole olnud majanduslikult väga heal järjel. Alguses mõtlesin, et polegi midagi hullu, ju ta lihtsalt naljatles ja ma ei tohi võtta seda hinge. Ühest kõrvast sisse ja teisest välja, nagu öeldakse. Aga siis tundsin, et see ka. Kõik need naljad, pilgud, küsimused, need hakkasid moodustama mingi päris õudse pildi. Kuidas üldse keegi mind aktsepteeriks, kui ma pole nagu kõik teised? Kuidas jätta mulje, et ma olen cool ja mitte see, kes alati tagaplaanil istub? Tänu nendele kibedatele kommentaaridele ja soovile kiusajatele meeldida sattusin kõigi ja kõigega pahuksisse. Süüdistasin ema, et ta ei saa mulle samasuguseid lahedaid asju lubada, nagu kõigil teistel oli. Kuigi teadsin, et ema töötab kahel kohal, et ta lastel oleks katus pea kohal ja toit laual. Lisaks käisin ka ise tööl kooli kõrvalt, kuni lõpuks sai töö prioriteediks. Aga koolis sai mul lõpuks ainult veel rohkem valu. Kui muudkui proovisin sobituda, muutusin endaks olemise asemel järjest rohkem kellegiks, keda ma ei tahtnud olla. Iga päev, iga kommentaar, iga pilk tundus lõppude lõpuks nagu igavene lahing, mis võttis kõik, mis mul kunagi oli. Ma ei suutnud lõpetada mõtlemist sellele, et ma pole piisav. Kõik, mis mulle kunagi meeldis, tundus vähem tähtis kui see, kuidas teised mind nägid.
kool lõppes küll mingil hetkel, aga ma ei saanud kunagi seda tunnet maha. Kõik need aastad, mil püüdsin olla keegi, kes mulle ei meeldinud, jättis jälje, mis ei lähe kergelt üle. Täna täiskasvanuna ei ole mul ikka veel kindel, kas see kõik oli väärt seda hinda, mida ma maksin. Kõik need nagu koolikiusamisega või sellega need lood on nagu nii kurvad ja teevad silma märjaks, et Need on nagu megakurvad, seepärast, et kui sa ise on koolikiusatav, sa saad aru sellest. Eks ta ikka jätab sulle mingi jälje. Ja tegelikult on ka see, et ülipalju tegelikult mõjutavadki need inimesed, kes su ümber on. Ja kui sa oledki seal koolis, siis ikka sa tahad nagu inimestele meeldida. Ja kui ongi kõik saavad, ma ei tea, uusi asju ja mis moes on hetkel, siis eks sa ikka tahad vaata. Et noh, selles suhtes muidugi mul on su emast kahju vaata, aga samas mul on ka sinust kahju vaata. Et ega sina ju lihtsalt olid selles momendis ja sind kiusati päeva lõpuks, et see ikkagi nagu teeb haiget. Kahju on jah sellest, et väga tihti saab koolikiusamine alguse sellest, mida sa kannad. Sind võetakse sellisena, mis sul seljas on. Kui sul on, ma ei tea, põlves, ma ei tea, püksis on auk näiteks või sul pole need Nike spordipüksid või Nike tossud või sul pole nagu need kuulsate brändide riided seljas, siis sa tegelikult ei ole mitte keegi. Ja sul põhimõtteliselt nagu võrdub sellega, et need on kaltsukas saadud. Ja, mis siis? Minul oli samamoodi, mina olen pigem nagu jõukamast perest pärit on terve elu, aga mul ei olnud kunagi Nike riided või väga nagu brändiriided seljas. Võib-olla mõni üksik oli, aga selle ma ka nagu ikka lunisin välja, sest mul oli samamoodi koolis, aga teistel on ju. Ma mäletan, E-valutal oli periood, kus ma nägin ka ainult Nike riideid seljas. Nike, tossud, asja, ma olingi nagu, mul on nii kade, ma tahaks ka. Aga siin on üks väike saladus, et tegelikult väga paljud need asjad olid humanast skooritud, et mu ema peale tööd läkski ja siis väga tihti ta leidis. Ja mina olin nagu, oh my god, et kas ta päriselt, kas tal vanemad ostavadki, et miks tal niimoodi veab ja miks mul ei ole, miks mul on mingid tavalised, mul oli ikka kaltsukast riided selles suhtes, sest nagu asi on selles, et ma ei tea, mu vanemad ei oleks tahtnud mulle osta, aga nad tahtsidki mulle õpetada seda, et nagu ära näita inimestele nagu läbi riiete, kes sa oled. Et nagu sa ei pea kandma nagu ägedaid riideid selleks, et olla äge inimene. Nagu, et oliks, et nad tahtsidki mulle õpetada, sul ei pea alati olema kõik firmariided ja et nagu hinda seda, mis su ümber on nagu selles suhtes, et ka näiteks ongi kaltsukas, sa võid ägedaid riided leida. Väga omanäolisi, mida kellegi nagu, teisel tegelikult ei ole. Õpi olema teistsugune, õpi olema erinev. Sa ei pea olema täpselt nagu kõik need teised, kuigi jah, tihti sellega kaasneb see, et sind kiusatakse. No eriti kooli ajal vaata, seda ei mõisteta, siis vaadataksegi, et sa oled nagu erinev halvas mõttes. Miks sinul ei ole? Ja kui sa vanemaks saad, siis see on juba see, et et ta on nagu teistsugune, et siis see jääb nagu silma pigem. Ja, et tal on nagu iseloom vaata, et ei ole see masstoodang. Kohati ma tahaks olla, et lihtsalt julge enda ees seista, ütlegi, ma tahangi olla teistsugune, ma ei tahagi olla siuke igav mass, nagu te kõik olete põhimõtteliselt, tegelikult see on hall mass, ütleme nii. See on lihtsalt toodang, see massiivne toodang, millest inimesed sõltuvad. Ja see tegelikult on kurb ja sellepärast sind kiusatakse. Või et ma ei tea, et sul ei ole äge koolikott või midagi. Või ma ei tea, mis pinal sul on või mis vihikad sul on või millega sa kirjutad, mis on tegelikult lollus, kuidas sind hinnatakse selle järgi. Mis sul on lihtsalt. Ja ei olegi igal inimesel võimalik saada endale kõike, mis teistel on. Ja tegelikult ongi see reaalselt, aga ma ei teagi. Ma ei teadnud, et Lottal need jalanõud ja püksid ja asjad, Nike riided tulid humanast kusagilt. Mina arvasin, et tal päriselt ema ostabki ja ma läksin kooli, ma nutsin ja ütlesin emale, miks sa ei osta mulle, miks minul ei ole, miks tal on. Ma tean, mul oli ka see, et kõigil teistel oli ja siis ma tahtsin ka. Aga mul oli see, et mul ema ostis nagu kaltsukast mingeid firmariideid ja siis kui ma vanemaks sain, siis ma sain need nagu endale. Siis ma mäletan, mul oli üks Adidase pusa. Issand, ma jumaldasin seda, ma käisin igal pool sellega. Ma olin nagu mingi, mul on Adidase pusa. Ja siis mul olid Adidase tossud ka ja siis ma olin nagu mingi Mitte, et see Adidase faas oli juba tegelikult üle läinud, aga tulin veits hiljem lihtsalt. Aga ikka tundsin ennast hästi vaata. Et see on nagu müstika, et ennast hästi tunda, sa pead käima rindes nagu teised. Tegelikult sa oled täpselt see tavaline hall mass, mis lihtsalt on igal pool. Et kahju on see, et kui sa tahad olla nagu teistsugune, siis sa oled halb.
et jah. aga no mida vanemaks sa saad, siis tegelikult seda ägedam see on. Ja sa saad sellest tollel hetkel rohkem aru, et tegelikult pole vahet, mida sa kannad. Et kiusaja leiab alati põhjuse, miks sind kiusata. See on tegelikult päris hea lause. Et see on nii tegelikult. Ja, see on küll vahet pole, kas sul on need riided või mitte, siis pärast sul on jälle liiga palju ja siis on järgmine põhjus, miks kiusata. Et nii see kahjuks on. Lihtsalt nagu ongi kahju, mul on kahju su ema, sest ma arvan, et ka temal oli väga raske seda kuulda, kui ta laps ütlebki talle, et miks sa ei suuda mulle lubada, kuigi ta tegelikult ju nägi meeletult vaeva, et üldse midagi sulle selga osta. Et kui võib-olla võimalik, siis ma ei tea, mine ja kallista oma ema ja ütle, et ema aitäh, et sa oled mulle need asjad andnud. Kusjuures see, et kas või need aastad hiljem vaata, et ikkagi et ma tean, et ma olin pahane väiksena su peale, aga ma lihtsalt ei saanud tollel hetkel aru sellest, aga nüüd ma olen tänulik, et see võimaldas mulle kas või nii palju. Et jah, võib-olla ongi kahjus, et me ei saa midagi teha ja ikkagi ükskõik, mis meil seljas on, siis kui sa ei kanna seda, mis teistel on, siis paratamatult sind kiusatakse. Ja aga lihtsalt nagu jää nagu iseendaks ja ära süüdista oma lähedasi sellest, kui nad annavadki parima, et sulle neid asju võimaldada, siis hinda kas või seda. Ja, et seda laiemat pilti nagu ja nagu ole nüüd nagu praegu ole nagu hetkes, ole see, kes sa oled ja ole tänulik nagu sellele, mis sul oli, mitte ära nagu hoia enda sees seda kooli asja. Et nüüd kanna, mis tahad ja ole see, kes tahad ja näitagi, et sa oledki erinev ja lahedam ja ägedam ja usu mind, inimesed küll ei ütle tihtipeale välja, mis nad sust nagu, kui neile miski meeldib, aga usu mind, nad panevad seda tähele. Absoluutselt. Et jätan talle meelde lause, et erineda on okei ja see on äge. Nii et erine, ole julge, kanna see välja. Ongi see, erineda on okei, aga ole ise ka selles enesekindel, kui sa neid asju kannad. Vaata, kui sa tahad erineda, aga sa ei ole enesekindel, siis sa ei näe sellest ka enesekindel välja ja teised ongi nagu saavad võtta kinni sinu ebakindlusest ja sind hakata sellega tõmbama. Ja ma tõmbama uuesti. Kui sa käid selg sirgelt, enesekindlalt ja sul on üliäge riietus, mida ei saa igaüks endale, ma mõtlengi, et võib-olla sa oledki kaotsukas leidnud mingi üliäged asja, siis käi enesekindlalt ja näita, et see ongi äge ja siis kõik teised vaatavad, oh my god, mis tal seljas on. Ka minul on riided, mis ma olen saanud Shane'ist, kaotsukast ja on inimesed olnud, kus sa selle said. Nii et nagu kõike võib leida. Jah. Aga lähme siis edasi, aga me unustasime alguses mainida, et me ikkagi oleme nagu, kui me rääkisime, et meil on väga palju nagu negatiivsust tulnud, positiivsust on ka palju tulnud, aga me ei anna alla, siis mida ma sellega öelda, on see, et me juba otsime endale sponsoreid ja me oleme paar tükki võib-olla leidnud, et praegu on läbirääkimised, nii et tasub meid kuulata, sest ja meile kirjutada, eriti kirjutada, sest hooaja lõpus me ilmselt, ma arvan, et 10 episoodi umbes on meie esimese hooaja lõpp. Tundub okei, ja et siis hooaja lõpus me anname kõige parimale kirjale siis ägeda komplekti ära. Ja midagi kingituseks, premeeriaks. Just. Nii et tasub kirjutada. Ja sa, kes sa seal praegu kuulad, sa võid täitsa sina olla. Nii et ärge kartki kirjutada nagu päriselt ju näete, et kõik on väga okei ja me anname enda arvamust, lihtsalt me ei charge'i teid selles suhtes. Nii et kirjutage julgelt. Vot. Vist rohkem ei olnudki midagi, selle ma tahtsin ära mainida, et ärge unustage, palun kuulake meid, me tean, et meil algselt oli 600 vaatamist esimesel episoodil ja nüüd on nagu kukkunud veits, nagu jagage teie, kui teil on võimalik oma storydes meie podcasti, et see läheks liikvele või TikTokis jagage seda, minge kuulake tüdrukuid, palun, me väga vajame teie nagu toetust, meie point olegi see, et me algselt võib-olla olime sellised, et meil oli eesmärk saada kõik kohe ja praegu, et täna postitame esimese episoodi ja homme me oleme kuulsad. Ja homme on 1 miljon vaatamist ja me oleme telekas. Kindlasti me ei saa seda ja see on loogiline, tulebki palju tööd teha, vaeva näha, et üldse mingi edu saavutada, nii et me pingutame ikkagi teie nimel edasi. Üks päev korraga, võtame rahulikult. Väiksed sammud. Ja vaatame, kuhu elu meid viib. Absoluutselt. Ma vaatasin, et me oleme siia pannud endale meeldetuletuseks, et me ei unustaks rääkida. Me ei räägi ainult koolikiusust, vaid räägime ka üleüldiselt koolist natuke, ka naljakaid lugusid, kõik ei oleks nii kurb.
siis minul oli üks naljakas lugu, ma arvan, see oli äkki 4.-5. klassis, kui meil oli maavärinate teema loodusõpetuses mingi tornaadod ja kõik värki-särki. Mina sain maavärina teemaks siis ja siis ma pidin seda kirjeldama, kuidas maavärinad siis, millest need tekivad. Siis mina tahtsin kirjutada, et kui omavahel 2 laamat nihkuvad, siis tekib maavärin. Mida mina kirjutasin, terve õpetaja luges seda, ta naeris kõva häälega klassis, üle klassi ja siis ta luges selle ette. Siis mina olin kirjutanud, et maavärin tekib, kui 2 laamat omavahel nikuvad. Et see ei lähe mul mitte kunagi meelest ära, sest see oli nii naljakas. Ja ma ise ei pannud üldse tähele, et ma nii kirjutasin. Ise olin jumala hoos, kui kirjutasin, aga ma arvan, et õpetajal oli mega naljakas seda nagu lihtsalt lugeda. Kui 2 laamad nikuvad. Mul on mitu aastat hiljem ka räägivad. Selline olukord. Kas te olete läinud kaklema kunagi koolis? Ei ole. Ei ole vist. Ei ole? Mina olen. Mina läksin kunagi oma klassiga kaklema. Mina läksin niimoodi kaklema, et mul oli mu parim sõbranna ja siis oli üks tüdruk, kellega me ei saanud väga hästi läbi ja siis me läksime kehalise tunnis kaklema. Ja me läksime niimoodi kaklema, et mina läksin siis selle tüdrukuga kaklema. Mina ammustasin tal ma istusin ja ma olin tal põlve küljes kinni ja ammustasin ta põlve ja mu sõbranna samal ajal viskas ta korvpalliga, sest see kellega ma kaklesin, tiris mind juustest ja mingi küünistas mind, aga ma närisin samal ajal ta põlve. Ja siis mu sõbranna üritas teda korvpalliga visata, aga enamus korvpallit sai mina vastu pihta. Sihtimine oli natuke oli möödas, nagu ma olin nagu, sorry, aga sest ei olnud väga palju kasu nagu. Ja Jonnega ei tasu kaklema minna. Absoluutselt mitte nagu. Hakkab põlve närima kohe. Põlvefetiš. Mul on mingi põlvefetiš nagu reaalselt. Aga jah. Ütleme nii, et see on ka üks väga erendanud meeles mul, nagu siuke seik, nagu ma ei kakle muidu. Ma olen sõnadega küll kakleja, siis ma olen küll kuradi alfa-isane reaalselt, alfa-emane. Tuled põkkama siia. Põhimõtteliselt, aga kui läheb päris kakluseks, siis ma olen nagu, Bella, anna nüüd, mine nüüd, anna nüüd, tiri teda või midagi, no meil ei ole veel õnnestunud seda. Ei ole veel tulnud, meil need stsenaariumid on peast paremad olnud. Jaa, mis see päris elus on, seda me ei tea. Luta, mine! Luta kaklus on siuke. Mine ära. Ma ei taha sind. No siis on... Siis on kakeldud. Siis on kakeldud ka. Kõigil silm sinine ja... Kui loota meid esindama läheb kaklusest, siis ma arvan, võime ilma võiduta koju tulla vist. See on see hetk, kus see maailm lõpeb. Ei nagu reaalselt. Nii, aga Bella loeb siis. Bella on meil väsinud. Tegelikult kell on väga palju, kell on praegu 11 õhtul, nii et... Andke antaks, ma vahepeal väidutan. Mul varajane hommikul oli. Nii, aga järgmine kiri, mis ma siia ette loen, on tegelikult saadetud mu sugulase poolt. Ma loodan, et sa ei pahanda, et ma mainisin, et sugulase poolt. Mul neid sugulasi palju ka. Ja, just. Nii, aga tere. Mind kiusati koolis umbes 6 aastat. Ta kiusas mentaalselt ja nagu füüsiliselt. Ta mõnitas, nokkis, playfightis, aga valusalt. Ta sõimas, mõnitas, kui läksid kuhugi peole ja ta oli seal, siis proovis näidata, et on sinust parem ja tugevam, kui nii võib öelda. Aga kui temaga kahekesi rääkida, siis on ta normaalne. Ja nüüd, kui ta ära kolis ja tuleb tagasi, siis jätkub, aga kuna ta kolis linna, siis ta ego sai boost'i ja see on veits hullemaks läinud. Mis teie sellest arvate? Mulle väga meeldib teie podcasti kuulata ja edu. Aitäh! Nii armas, aitäh! Kus ma tean, et talle väga meeldib meie podcasti. Ta on üliäge, et ta kuulab. Kogu aeg küsib, et millal järgmine tuleb. Ma nagu kannata. Kusjuures mulle meeldib see, et Bellal on hästi palju nagu sõpru, kes küsivad nagu millal järgmine tuleb. Ma ei ole nii palju nagu saanud, millele ma olen nagu suht kade. Ma olen nagu minu idee, aga kõik läheb Bellale. Okei, fine, thanks. Ja nad lihtsalt küsivad, et millal järgmine tuleb. Ja tahaks ka teile öelda, et ta kuulas vaata ja ütles, et nii lahe, et millal veel. Ma tean, et mul koolist üks sõber kuulab. Ja no siis meil on ühised sõbrannad, kes meil kuulavad. No mul on töökaaslased enamus, kes kuulavad. Ja no siis mu sugulane, kes nagu põhiline on, kes kogu aeg küsib mult, et millal järgmine tuleb. Aga selle jutu peale. Esiteks mul on nagu, kuidas ma tean, natuke nagu halb seda lugeda, sest et me oleme nagu väiksest peale üles kasvanud ja ma ei teadnud, et ta kiusati.
noh, selles suhtes, et jah, eks meil pigem oli nagu väiksemast saati sihuke nagu õe ja venna suhe, ehk siis me pigem nagu nokkisime ja kiusasime üksteist ja no eks ikka siis pigem ei räägi, vaata. Aga ongi nüüd, me oleme mõlemad nagu rohkem nagu täiskasvanulikumad ja noh, ma olengi täiskasvanu, aga ta on täiskasvanulikum ja temaga on nagu tegelikult tore rääkida. Seega, aga mul on väga hea meel, et ta kirjutas, siis ma sain natuke ka rohkem teada temast, ütleme nii. Aga ma vihkan neid inimesi, kes on nagu üks hetk, nad on nagu räiged mõrrad ja siis järgmine hetk nad on räiged sõbrad. Nagu, kas sa pead või? Ja, nagu ole kogu aeg mõrd siis või ole kogu aeg sõber. Et nagu ongi see on see, et sul on vaja seda tähelepanu jällegi, sul vaja esineda ja siis sa tahad näidata, et sa oled nii lahe ja nii ja, et vastavalt seltskonnas sa käitud erinevalt, mis on tegelikult nõme. Võib-olla kuskil seal seltskonnas, kus nad ongi mingi inimene, kelle jaoks ta nagu peab näitama, et ta on lahe, vaata, ja siis ta kiusabki, lükkab nagu teisi alla. Et siis nii-öelda ise nagu tõusta selle kaudu. Ja, see on kurb tegelikult nagu, et selline asi üldse nagu eksisteerib, et noh, paratamatult me ikkagi kuuleme pidevalt neid lauseid, et tegelikult nagu kiusajate probleemiks on see, et nad ei saa piisavalt tähelepanu kas kodus, ongi, kas neil on halb kasvatus, tähelepanu puudus, nad vajavadki seda, et nad siis kiusavad teist inimest ja nad saavad tähelepanu. Ja mingit rahuldust äkki. Rahuldust just. Ja see nagu hea tunne, et sa oled nii-öelda kõrgemal. Kuigi ma ei tea, kuidas see võimalik on, et sa saab rahuldust pakkuda, kui teine inimene nutab selle pärast. Kuidas sa nagu tunned enda sees? Ma tean, mu ema alati lohutas mind nende lausetega, et kui poisid kiusasid, et aga õnneks sa lihtsalt meeldid neile. Ma ei meeldinud neile, sest ma ei olnud tollel hetkel nii ilus tüdruk, et ma oleks pidanud meeldima. Ma pigem olin siuke poiss rohkem. Mitte otseselt poisi, nagu poiss, aga poisilikku. Ma ei olnud nagu, meil olid klassis väga ilusad tüdrukud. No seda oli näha ka, nägid väga hästi, kes kellega semmis ja siis mind kiusati nagu teistmoodi, nagu see ei olnud nagu see kiusamine, et sa meeldid poisile. Ja ma ei suutnud oma emale seda selgeks teha, et see ei ole see. Sest et sa oled vaata seal olukorras, sa näed seda. Ja teistmoodi seda kohe. Nagu kindlasti on neid kiusamisi, kus poiss ongi, et tuleb ja lööb sulle käega vastu tagumikku ja üritab sul tähelepanu igat moodi saada ja siis ta kiusabki või nokib sind. Aga nagu sellel on vahe ja sa pead selle vahe ära tunnetama, kas see nokkimine on selline, et see teeb sulle päriselt haiget ja see on sinule mõnitamine või see on see, et lihtsalt su tähelepanu saada. Aga nagu ma aru saan, siis ta läks minema linna vahepeal kooli vist ja nüüd ta tuli nagu tagasi. Eks siis, no eks ikka vaata, sa käid linnakoolis, siis sa tunned ennast kohe paremini. Et ma ei tea, ma ütlen nii palju, et suru alla ja ära lase tal endale pähe astuda ja kui midagi on, siis helista. Ja, just. Ma tulen. Kusjuures nagu mõtle niimoodi, et sul on olemas inimesed, kelle sa saad sellest rääkida. Nagu ongi, ma arvan, Bella on väga hea inimene, kellele seda rääkida ise ka kogenud ja kooli kiusamist, et kindlasti nagu räägi, ole julge. Ja ma arvan, et lõppude lõpuks tuled sellest võimsamana tagasi. Saad oma kogemuse, iga kooli kiusamine tegelikult annab sulle eluks õpetuse, kogemuse, et elus hakkama saada. Nii et võtta seda kui rohkem kui nagu võib-olla valmis olekut eluks. Ja, et õpetab sind. Et tegelikult on see, et ei ole see, et on ainult koolis kiusamine. On töörkiusu, nagu kiusamist palju. Igal pool on tegelikult. Suhetes kiusamist, igal pool. Et ongi see, et elu valmistab sind selleks ette kahju sest lapsepõlves kõik need asjad annavad sulle jõhkrad traumad ja see pärast kujundab sind inimeseks, milline sa oled siis. Ja ülihuvitav on see ka vaata, et sa mõtled, et sa nagu lähed tööle, see on täiskasvanud inimesed, et kõik on nagu välja arenenud isiksused, et nad nagu ei kiusa niimoodi või seda nagu kiusu ei ole. Aga mitte see vist läheb hullemaks või? Igas seltskonnas on lapsi, kes ei ole suureks kasvanud ja ongi ebameeldivad ja rahuldavad ennast sellega, ütleme siis niimoodi. Aga mul on ka see, et mul on vennalaps, mul on hästi armas ja ilus vennalaps. Ta on nagu ilus tüdruk selles suhtes ja ilmselgelt teda kiusatakse natuke. Noh, ta on siuke, ma ütlen, et ta on nagu nõrgem. Alati meeldib kiusata inimesi, kes näevad sinust nõrgemad välja. On tagasihoidlikumad või ei ole päris sellist, ma tea, ongi näiteks rohkem lapsed ülekaalus võib-olla või siis hästi kõhnad jälle või mis nad kannavad. Aga ta on nagu ilus tüdruk. Et ma ei olegi veel päris täpselt aru saanud, kas seal on pigem see, et ta meeldib poistele või on see pigem see, et
ikkagi on mingi põhjus, miks teda kiusatakse. Aga nagu ma olen ka läinud kooli ja teinud nagu kurja häält, sest ma olen ta tädi ja ma olen öelnud, et kui te veel ühe korra mu vennalast kiusate, siis teil tuleb veel minuga tegemist. Ja ma olen pidanud minema seisma oma vennalapse eest ja olemagi nagu, et sa raisk ei kiusa minu vennalast nagu ühe korra veel midagi ütled talle. Sa näed mind veel nagu reaalselt. Mida tegelikult ei tohiks teha, ma ei tohiks väikseid lapsi hirmutamas käia. Aga samas, sorry, ma ei taha, minu vennalaps tuleb nuttes koju, nagu mina läksin koolist nuttes koju. Ja, et sa tahad nagu paremat talle ja siis sa kaitsedki. Just. Ja kusjuures mul on sellega just vastupidi, näiteks minu vanemad olid siuksed, et kuna mind väga palju kiusati koolis, siis minu vanemad käisid väga palju minu eest koolis seismas. Kuni selle hetkeni, mil ma vihkasin seda, et nad seal koolis käisid. Ja sest on teistpidi nagu... Ja, seda oli lihtsalt minu jaoks liiga palju, pluss mind hakati nagu selle eest veel ekstra kiusama, et kogu aeg need Arabella vanemad tulevad ja Arabella vanemad tulevad jälle ja siis ma ei saa ise hakkama mitte millegiga. Ehk siis nemad nagu tahtsid head, aga see ikkagi nagu... Ei lõppenud päris nii. Aga kus ma räägingi ühe loo ka siis juba sellega. Põhimõtteliselt meil oli põhikoolis üks poiss. Ta läheb natukese teemaga kokku ka selle kirjaga. Ta oli siuke, et ta kiusas nagu absoluutselt kõigi, keda ta nägi, keda ta tundis. Aga ta ei kiusanud nagu tavapäraselt. Tal olid väga huvitavad asjad. Minuga seda ei juhtunud, aga ta näiteks proovis kägistada ühte mu klassiõde sokiga. Ja lihtsalt läks närvi ja hakkas teda kägistama sokiga. Ma täpselt ei teagi, mis selle idee oli, aga ju siis ta tahtis tähelepanu. Ja tal oligi see, et ta kogu aeg tuli, ütles, ma ei tea, minul oli põhiline asi, mis ta tuli mulle ütlema, oli see, et mis sa vaatad, et ma annan sulle molli ja kui sa koju lähed, siis ma annan sul mingi tee peale vastus ja saab peksa ja nii edasi vaata. Et oligi see, et ma tol ajal käisin karatees. Üks põhjus ka, miks ma sinna läksin, oli selleks, et õppida enesekaitset. Ja siis ma käisingi seal ja siis ma ei tea, kas teda nagu häiris see, et tüdruk käib ja nagu ta oskab tegelikult ennast kaitsta või miskit muud teda lihtsalt häiris. Igatahes ta, nagu, tal oli suur vajadus mulle kogu aeg peksa anda. Ma ei saanud kordagi peksa, aga ta kogu aeg tahtis mulle peksa anda. Seega väga huvitav tüüp, üleüldse nagu ähvardas õpetajaid noaga ja no ma olen siuksest koolist pärit, kus nagu see käitumine oli nagu tavaline, et muidugi meie klassis oli see põhiline, aga seda juhtus ka nagu teistes klassides. Selles suhtes ma olin sellega harjunud, aga lihtsalt oligi, tavaliselt oli alati see üks poiss oli see tähelepanu keskpunktis, kellel oli kogu aeg vaja kellelegi midagi öelda, kedagi ähvardada, kellelegi peksa anda. Ja, aga samas näiteks oligi mingi koolitööd ja asjad, siis nagu samas ta oli suht normaalne. Nagu tal ei olnud viga midagi, ta nagu oskas oma asju teha ja nagu ta käitus nagu normaalne inimene, aga siis järgmine hetk ta tuli ähvardas, et ma annan sulle molli põhimõtteliselt. Ma mingi, no jaa, tule anna siis, no. Mis seal ikka, ma kordagi ei näinud seda, selles suhtes ma ikka veel ootan. Ja osad on hästi siuksed kõvatajad. Ma tulen ja annan. Ja räägivad rohkem, kui nad tegelikult ise teevad. Ja. Just. Kas sa tahad seda oma juukselugu käkki rääkida siis? Issand jumal, juudas küll. Põhimõtteliselt. Ma käisin flöödis 15 aastat. Aga kui ma alles alustasin flöödis, siis seal käis ka üks poiss. Ja see poiss oli minust aasta noorem. Ja ta oli, ma ei teagi, mis ta nagu probleem oli, kas tal oli asi, no arvates see oli midagi kodus jällegi valesti. Aga tal oli, ma tean, et tal oli hästi palju õdesid ja vendasid. Ta vist ka võib-olla ei saanud tähelepanu kodus. Ja tal oli ka kogu aeg vaja midagi öelda või talle midagi meeldinud ja ta ärritus väga kiiresti. Ja oligi üks päev siis, mina tulin flöödist ära ja ta tuli ka. Ja siis meil oli koolis nagu nii-öelda, pidi trepist alla minema ja siis seal olid nagu kapid ja ma hakkasin enda kapi juurde minema ja ta ütles mulle midagi, no ma näitasin talle keskmist sõrme. Nii-öelda flippis enda offi, sest ta käis mulle juba närvidele. Ja siis selle peale ta tuli ja ta tõmbas mult nagu, mul olid juuksed punupatsis ja ta võttis mul juustest siit kinni ja tõmbas nagu full juuksed mul peast ära. Niimoodi, et mul oli nagu auk siin peas.
tõmbas 7 sentimeetrit mu juukseid ära peast. Muidugi selle peale nagu see ei olnud valus, mitte midagi, ma ei tundnud mitte midagi, aga ma ei saanud aru, mis toimus. Kõik oli nagu väga segane. Ja siis ma helistasin ka oma flöödiõpetajale, ta tuli ja siis ta nägi, et mul oli nagu auk peas ja siis ta helistaski mu emale. Selles suhtes mu kool oli hästi siuke, et nad väga ei toetanud ega midagi, nad suht olid nagu mingi, et Arabella ise põhimõtteliselt ärritas teda ja nii. Ja ta vanemad olid ka mingi, et Arabella on ise süüdi, et ärritas teda ja ajas ta närvi, et nagu sa oled inimese närvis, sa lähed tõmbad juuksed peast ära või? Joona, sa oled mind järgmine kord närvi, ma tulen tõmbad juuksed peast ära sul või? See ei ole inimlik nagu, hallo, kas sa mõtled ka peaga veits? Ja oligi, ma taastusin sellest aastaid. See oli nagu, mul vanemad võtsid mulle madratsi, mis nii-öelda masseerib su nagu pead ja keha, et juuksed hakkaks üldse tagasi kasvama. Mul õnneks juurega välja ei tõmmatud, aga ikkagi mu juukse kasv oli kordades aeglasem, kui mul nagu muidu juuksed kasvasid. Ja midagi ikka võid juurega välja tõmmata, mingid karvad ikka. No jah, aga selles suhtes nagu enamjaolt ikkagi oli nagu pealiskaudselt lihtsalt juuksed murdusid. Ja kui mu ema veel nagu patsi mul pärast lahti tegis, mul lihtsalt juuksed kukkusid peast ära. Ja mu juuksed olid nagu tagumikuni, mul olid väga pikad juuksed ja ta lihtsalt tõmbas 7 sentimeetrit, mul oli nagu full auk. See oli kohutav, ma pidin koolis käima niimoodi, et mul oli auk peas, mu ema pidi iga päev katma neid, et ma ei nagu üldse tahaks kooli minna, ma keeldusin kooli minemas, sest et nagu kuidas sa lähed kooli, sul on peas auk lihtsalt. Nagu ilmselgelt ma ei tunne ennast hästi. Ja oligi, ma iga hommiku pidin varem ärkama, seal madratsi peal olema, et ta nii-öelda vaimselt mind aitaks. Ja no üks hetk hakkasid nad tagasi kasvama, aga see võttis aastaid aega, et nad jõuaks sinna pikkusele, kus nad nagu praegu on, et nad oleks sama pikad. Ma tegelikult ei ole kindel, võib-olla nad ei ole päris sama pikad ka. Aga no sa tunnetad ka, et tegelikult need juuksed on hõredamad. See ei ole ikka päris see, mis ennem oli. Ja no see ikkagi nagu tihtipeale, kui keegi kammib mu juuksed, siis siit poolt ikkagi nagu ta teeb haiget vahepeal. Seega jaa, väga hull inimene. Aga see poiss sai mingi karistuse ka või? Me nõudsime jah mingit, ma täpsemalt sellega ei ole nii palju kursis, ma ei mäleta, aga minu tõttu me nõudsime küll raha, me nagu ähvardasime, me läheme kohtusse sellega. Ma ei mäleta, kas me läksime ka või mitte. Aga minu teada me ei saanud sealt raha. Minu mõtlen, et ilmselt sellest ei olnud. Minu teada äkki oli midagi, et mu vanemad lõpuks nagu astusid kõrvale, sellepärast, et oligi seal, need vanematel oli hästi palju lapsi ja jõulud olid tulemas ja mu vanemad ei tahtnud seda, et need lapsed ei saaks jõulukinke. Seega siis nad nagu loobusid sellest lõpuks. Et nad olid nagu, et okei, et muidu lapsed jäävad ilma jõulukinkideta. Minu teada midagi siukest oli, aga võib-olla ma eksin ka, ma ei mäleta hästi seda, see oli minu jaoks täiesti teine kogemus, mis oli nagu mu vanemate jaoks, et kuidas nad seda nagu kõrvalt nägid. Jah, väga traumeeriv. See on õude. Mul vahepeal läheb meelest ära, aga ma annan telefoni juba sulge ette. Kahju, et tegelikult nagu siuksed lapsi eksisteerib, kes niimoodi teevad, et kohe nagu füüsiliselt kallale. Yeah. Ja kusjuures ta vahetas pärast seda kooli, jumal tänatud, ja läks ära ja nüüd aastaid hiljem ma sain teada, et oli mu ühe sõbrannaga samas klassis. Kui ma selle sõbranna lõpetamisele nägin, siis ma nägin teda. Oi, kui hea tunne see oli. See oli nii hea tunne, ma olin nagu mingit, läheks tõmbaks talga juuksed. Aga nägi ta hea välja või? Ei. No, võib-olla siis jumal ise täpselt samasugune, kes ta oli enne. Aga lihtsalt see tunne, nagu ma nägin, et ta tundis mu ära ja tal oli siuke nagu, no väga ei tahtnud nagu otsa vaadata. Ma olingi nagu mingit sulle. No pigem jah. Aga arvad, et tuleb üks päev vabandama või? Ei. Okay. Ei, pigem mitte. Aga ta pidi olema seal koolis ka mitte just kõige lillekesem. Nii, tal ikka endal elu oli paras põrgu, ma arvan siis. Jah, et see kõik väljendus sellest. Midagi oli, kuskil on nagu lappama läinud asi. Sest ta ikkagi olid nagu ärritumisprobleemid. Päris nagu keskmise sõrme peale ei peaks nagu inimesed juukseid peast ära tõmbama, et need võiks pähe jätta. Ma saan aru, et sa nagu. Mida näita 2 näiteks topelt vaata.
ei, ta tuli tõmbas juuksed mul peast ära. Jah. Aga kas lähme siis järgmise kirja juurde? jah, kui teil lugu ei ole, mida te tahaks rääkida. Mul saab paar tükki on, aga ootame. Ma juba 2 tükki rääkisin. Okay. Tere, kirjutan teile sellepärast, et ma ei jaksa enam vaikida. Kui räägitakse kooli kiusamisest, mõeldakse alati, et klassi kõige popim tüdruk või mõni poisiklutt teeb teisele liiga. Aga keegi ei räägi sellest, kui kiusajaks on inimene, kellel on klassi ees hääl ja punane pastakas, ehk siis õpetaja. Minu lugu algas 7. klassis. Meile tuli uus õpetaja, selline range ja väliselt peen daam, kellel alati kõrvarõngad klirisesid ja kellele meeldis korralikust rõhutada. Ta otsustas kohe esimesel nädalal, et mina olen see laisk ja lohakas. Ma mäletan esimest korda, kui ta mu häält klassi ees matkima hakkas. Emakeel pole vist sinu tugevam külgeks. Ja kogu klass naeris. Ma naersin ka. Mitte et see naljakas oleks olnud, vaid et mitte nutta. Iga nädal tuli uus kommentaar. Kui sa oleks õppinud, ei peaks sa selliseid rumalusi kirjutama. Vaata, kuidas teised saavad hakkama. Sina vist lihtsalt ei pinguta. Sul pole vist tulevikus eriti suuri plaane, eks? Ma hakkasin vihkama kooli, mitte sellepärast, et mul oleks raske olnud, vaid sellepärast, et üks inimene, minu õpetaja, oli otsustanud, et ma ei ole piisav. Ja ta ütles seda kõva häälega, ikka ja jälle, teiste ees. See ei olnud juhuslik, see oli muster, see oli kiusamine. Kui ma lõpuks vanematele rääkisin, arvasid nad alguses, et ma liialdan. Aga kui mu ema sattus juhuslikult ühe koosoleku ajal klassi ukse taha kuulama, kuidas õpetaja minu kohta ütles, tema puhul ma lihtsalt ei raiska enam energiat, siis ta taipas. Mees, see oli pöördepunkt. Mu ema läks sõna otseses mõttes koolijuhi kabinetti nagu torm ja ütles, te ei alanda minu last mitte kunagi enam. Ja kuigi midagi väliselt suurt ei muutunud, teadis see õpetaja, et tal oli silm peal. Ma tahan öelda, et kui sa tunned, et sind kiusatakse, ka siis, kui see on õpetaja, kui sulle tehakse haiget nalju ainult stiilis, kui sinu enesekindlus mureneb päev-päevalt, siis tea, et sa ei ole hull ja sa ei ole üksi. Ainult sellepärast, et keegi on täiskasvanu, ei tähenda see, et ta käitub õigesti. Õpetaja, kes kasutab oma positsiooni alandamiseks, on täpselt samasugune kiusaja nagu iga teine, vahel isegi ohtlikum, sest teda kardetakse rohkem. Olge julged ja ärge leppige sellega, et keegi kustutab teie sära lihtsalt sellepärast, et tal on võim. Järjekordne nagu väga kurb lugu ja ja tegelikult ongi see, et ju alati ei ole kiusaja nagu õpilane, vaid on väga palju nagu õpetajaid, kes kiusavad reaalselt. Ja kui need õpilased lähevad rääkima, vaata, et nagu abi paluda, siis lihtsalt nad surutakse maha, sest et õpetajad ei ole. Jah, sest et õpetaja ei tee midagi nagu halvasti, vaata, et sa ise mõtled midagi välja või tahad ise tähelepanu saada. Ongi nad ei taha vaata uskuda, sest et õpetajate puudus on lihtsalt nii suur, et nad on kohe nagu mingi, et ei ole hullu. Ja, et seda on küll, et ei usuta seda, et kui õpilane või siis lapsevanem läheb rääkima, et õpetaja kiusab mu last, siis seda ei usuta tegelikult väga, miks õpetaja peaks seda tegema. Kui on väga nagu pahatahtlik õpetajaid ja nagu, kes ongi vastikud ja kibestunud, täiesti nagu vihkavad lapsi. Mida mina mäletan oma kooli ajal oli see, et kuna mul olid 2 vanemat venda, siis iga kord, tihti me nagu õpetajad nagu olid samad, kuigi mu vennad olid juba, ma ei tea, polnud 10 aastat enam koolis käinud, aga nagu selles suhtes ikkagi õpetajad olid veel samad. Ja siis õpetajad olid, oota, sina oled see palss ja okay. Ja siis neil oli meeles nagu mu vennad ja mu vennad olid siuksed, parajad pasapeetrid, ütleme niimoodi kooli ajal. Sorry, nad kusesid sinna, mis oli ujula kerise peale. Võt seda lugu ma räägin. Sorry vennad, kui ma selle välja räägin. Nad võib-olla pidanud, aga mu vennadel oli niimoodi, et nad tegid sporti ja nad olid nagu sellele meie tolleaegsele siis, mis ta on siis, direktorile väga meeldisid, kui nad tegid sporti ja ikkagi reklaamisid ka siis meie kooli värki-särki, head sportlased siin tund. Ja siis nad nagu teadsid, nad võivad suht palju asju teha ja siis nad mõtlesid, et et lähme ujuma. Nii nad käisid ujumas ära, aga nad ujusid seal koos mingite pensionäridega. Ja siis mu venna mõtlesid, mis me teeme? Lähme kuseme kerise peale. Läksid kahekesti kuusasid kerise peale siis
ja siis see haisu hakkas levima ja siis see töötaja tuli, et no nii, kes see kuses kerise peale. Ja siis mu vennad olid, et meie ei kusend, et siin on ju seniilsed ju, et need ju pensionärid, need isegi ei tea, mida nad ju teevad. Et ilmselt nemad kusesid, miks meie peaksime, kui me oleme õpilased, me oleme miks meie peaksime sihukest lollust tegema, ikkagi spordipoiss, miks me peaksime, nad ütlesid selle, miks meie peaksime oma ujula kerisele kusema, me ikkagi käime siin igapäevaselt põhimõtteliselt. Ja siis nad kutsuti direktori jutule pärast ja siis nad läksid sinna ja nad ütlesid, et ei, nagu, me ju tead ju, et me oleme spordipoisid, et meie ju seda ei teeks. Et seal olid pensionärid ka ja siis direktor olid, seda ma arvasingi, et teie seda ei teeks, minu tublid spordipoisid ei teeks seda. Ja niimoodi nad sellest pääsid, nii et mingid pensionärid ei süüdi lihtsalt. See on alati nii naljakas. Nagu see on lihtsalt, kui ma seda esimene kord kuulsin, ma mõtlesin, kas päriselt tegite seda nagu reaalselt. Nagu mis teil viga on? Võtsite tillipüksist välja ja mõtlesin, lähen lasen seal või? Nagu täis jaguna. Ja siis osadel õpetajatel olid nagu positiivsed mälestused mu vendadega ja osad olid nagu negatiivsed. Ja kellel olid negatiivsed ja nad vaatasid mu nime, siis nad olid, ja. Kohe nagu tembeldasid ära. Ja nad tembeldasid su ära ja neil oli koheselt negatiivne arvamus sust. Või siis kellel oli positiivne, siis olid, see on see nende toredate vendade õde, et seda kohtleme hästi. Ma mäletan, meil oli küll paar õpetajat, kes mind nagu, ma istusin Bellaga koos, Bellad kohtlesid nagu kaltsu ja mina olin nagu pilve sees poputasin. No. Ma sain kogu aeg vastu pead ja. Või siis olid ka mul õpetajad, keda reaalselt nagu nad lihtsalt ei sallinud mind. Mu perekonna nime ajas neid närvi. Ja see on nii nagu vale suhtumine ka õpetaja. See on täiega vale suhtumine, sest nagu ära hinda lasta perekonna nime järgi ja eelnevate põlvkondade järgi, kes seal olnud on. Nagu see ei ole. Nagu ma tahaks öelda, ma olen oma vendadest kõige targem. Käitumise poolest küll, aga nagu... Et ei lähe kerise peale jäi kusemas. Jah, aga samas mulle kõige vanem vend on nagu vist nagu raamatutarkuse poolest natuke võib-olla targem, et ta oli nagu siuke, tal see matemaatikas ikkagi see nukkis rohkem kui mul võib-olla. Et jah, ma olin siuke unistaja rohkem, et siis jah, aga nagu see ei tähenda, peab kohe mind nii kohtlema, sest ma olin väga tubli õppima, väga püüdsin ja nagu ma päriselt õppisin, isegi kui ma ei osanud, ma püüdsin, aga lihtsalt see ei olnud alati kõige kergem. Et ja, aga jah, selles suhtes nagu mega nõme ja kahju, et õpetajad on sellised. Kahjuks küll, jah. See tekitab seda nii-öelda nagu vastikust kooli vastu ka vaata, et sa küsid taha minna, jah. Me oleme siia pannud endale teatud õpetajad, kellest me nagu räägime. Osad on nagu negatiivsed kogemused. Alustame siis me musaõpsist, kes meil oli siis ühes gümnaasiumi ajal, üks õpetaja. Ta oli reaalselt creepy, nagu kui ta naeratas. Nagu, see oli hirmu äratav, mul tekkis judinad. Ta oli siuke nagu rahulik ja malbe nagu olekult, aga siis tal nagu mingi saatan tuli välja lihtsalt. Ta lihtsalt jõllitas siin nagu mingis õudusfilmis mingi reaalselt oleks musa ka veel keegi taha pannud siukse hirmsa, siis creepy hakkas nagu. Kui klaverit mängis, siis oli creepy asi. Need silmad nagu puurisid ja nagu... Nagu need helendasid tal peas ja siis nad olid kivistunud. Siis ta lihtsalt üllitas, siis tal oli mingi naeretus, olete smaili vaatanud, sest naeretus oli ka põhimõtteliselt ülisuur ja siis asi läks väga hirmsaks ja me kuidagi üldse ei meeldinud talle. Ei, nagu... Point oli selles, et üks asi, mis mul kohe meelde tuleb, oli see, me käisime kolmekesti kuulamas Minersi kontsertit. Ja meil oli vaja kirjutada nagu, igaüks pidi kirjutama oma muusikaelamusest, mida nad siis kogesid või kus nad käisid. Ja me võtsime vist, mina ja sina võtsime vist sama. Võtsis, sul oli ka sama? Jah, ma võtsin ka sama. Nii, me võtsime kõik sama. Aga mina ja Bella kirjutasime väga sarnasel. No ma vaatasin, mis Bella kirjutab selles suhtes, sest minul ei olnud meeles enam, mis meil nagu tegime seal. Ma olin nagu Bella davai näita, mis sa kirjutasid, et ma kirjutan midagi sarnast. Kurat, aga ma ei tea, kas see siis oli tõesti nii sarnane. Aga saad aru, see hirmuäratav õpetaja, ta tõmbas kõik jooned alla, mis meil sarnased on. Ja siis me üritasin neile selgeks, kas sa saad aru, me käisime samad kontsertid kuulamas. Mis ma tegema pean nagu? Ja me pärast arutasime ka, ehk siis nagu... Meil tulebki nagu sarnasem see. Kui palju erinevalt ma saan seda kirjutada nagu. Ongi nagu, et üks peab kirjutama, et talle jubedalt meeldis see teine nagu maha tegema seda, et kas oli nagu... Kolmas on vahepealne.
jah, nagu mis ma tegema oleks pidanud ja teate, me oleme kõik üksteise peale maha kirjutanud, no vahet ei ole, aga vähemalt ma käisin seal, nagu ma võin öelda, ma päriselt käisin kolmekesti, mul isegi videod, ma mõtlesin, ma reaalselt näitan talle videod, me käisime seal. Aga ta oli hirmuäratav ja siis ta pani lõpuks, mulle tahtis vist 2 panna ja sulle tahtis 3 panna. Jah. Aga lõpuks leppisime kokku, et sa vist said 3 ja ma sain 4. Jaa. Midagi selleks, no hirmuäratav, et õudne. Ma isegi tahan mõelda ta peale. Siis lisaks oli see, et mina pidin päriselt arstijuurde minema, aga Lotta vist ei pidanud või äkki pidi, aga hiljem, nii et ta ei oleks pidanud viimasest tunnist ära tulema, aga mina pidin. Aga Lotta juba mõtles, et ta saaks siis linna minuga autoga vaata. 2 kärbest. Kes ikka seal muusikatunnis väga olla tahab, nagu mis me hakkame laulma ja... Mina pidin olema seal. Ja siis ma läksin ütlema, et õpeta, mina pean ära... Ei, Lotta läks ütles vist kõigepealt. Ja me läksime koos. Et me peame ära minema või midagi. Ja ma pean ära minema. Õpet ütles, ei lähe. Mis mõttes ei lähe? Pean minema, et nagu... Oota, mis mõttes nagu ei lähe? Lähen küll. Ei lähe. Mul on sinuga kana kitkuda, ütles. Selle peale tal oligi see muusikatööd, et mul on sinuga kana kitkuda. Ma ütlesin, väga tore kitkume seda kana natuke hiljem, ma pean ära minema. Siis oligi, ma jäin üksinda, mina pidin rääkima. Mina pidin selle õpetajaga rääkima. Ja siis vaene Bella oli üksinda, ta teadis ka, et ma suht nagu kirjutasin maha selle töö ja siis Bella pidi üritama kaitsta. Ei, see ei ole nii, aga mis käisime koos samal kontserdil, siis Joona küsis nagu, et aitasin tal meenutada seda. Aga no 2 pealt sai 3 peale. Ja jumal tänatud. Vähemalt seegi hea. Aga nagu mida kurat, et õpetaja ütleb, mul on sinuga kana kitkuda. No väga tore, mulle, ma ei tea, ma ei viitsi sinuga kana kitkuda, nagu sorry, aga mine kitku kellegi teisega või midagi. Ta kitkuski minuga. Te läksite minuga, ta minuga kitkuski. Õudne õpetaja, ta oli hirmu ära reaalselt. Paha hakkab mõeldast alla. Mõni lihtsalt on siuke. Aga ta vist enam ei tööta seal. Nii et... Sa ise ka arvad, võib-olla ikka ei ole päris tema eri. Ei ole vaja rohkem kunagi. Tal nagu ei olnud seda pedagoogilist nagu haridust, mulle tundus või kuidagi siukest nagu oskust lastega, ma ei tea, mis lastega, õpilastega suhelda. Ta oli pigem siuke hea muusika. Ja ta oli täiesti lillelaps, ta oli nagu haldes või ta hirmuäratav haldes. Aga ta nagu, jah, ta oli täiesti siuke, ta elas nagu omas maailmas kohati. Võib-olla see tegigi asja hirmsaks. Võib-olla tõesti, And ja, siis näiteks Inka õpetajaga on olnud, mina ei ole kunagi inglise keelt osanud, ma ei oska siiamaani inglise keelt. Sama siin. Nagu ma kadestan noori või isegi vanu inimesi, vanemaid inimesi, kes oskavad väga hästi inglise keelt rääkida, mina ei oska. Asi ongi selles, et mul oli väga tore inglise keele õpetaja algklassides, aga minu jaoks ta ei õpetanud inglise keelt õigesti. Tema hakkas meile inglise keelt õpetama niimoodi, et ta hakkas meile kõigepealt sõnu õpetama ja siis ta võttis tähestiku peale sõnade õpetamist, mis minu jaoks oli nagu nii vale. Kuidas sa õpetad mulle sõnu, kui sa ei ole mulle tähestikku õpetanud? Ja ma olin Joonest teises grupis, aga mul ka ei olnud varem, mul mingi inglise filosoof õpetas, mis 3. klassis alustasin Minkaga, mingi 9-aastaseid ja me lihtsalt tunnist laulsime ja joonistasime mütse ja värvisime neid. Et nagu väga tähtis on ka see, kuidas hakatakse nagu seda õpetama. Ja mul oligi see, et võib-olla kui minu ajal nagu paljud lapsed või lapsevanemad juba näitasid nagu lastele nagu ingliskeelses multikat, siis kuna minul on vanemad, siis nemad näitasid mulle eestikeelseid multikaid, ehk siis mul ei olnudki seda nagu praktikat kodus. Mina vaatasin ka eestikeelseid multikaid. Aga sul kuidagi tuli hakkas inglise keel hiljem nagu külge, mis on hea, aga kuna minul lõi kuidagi väga plokki ette algklassides, ma ei suutnud edasi õppida lihtsalt inglise keelt, ma nagu keeldusin põhimõtteliselt selle õppimisest, ma nagu kuidagi üritasin selle ära nagu elada. Mul oli pidevalt kas nagu 3, vahepeal oli 2, siis üritasid 3-ks parandada. Et lihtsalt läbi saada see aine. Kuigi sõnad ja tööd mul oli alati 5, sest ma olin tuupur, ma õppisin kõik sõnad pähe, aga hiljem nad olid mul meelest läinud nagu ma lihtsalt tuupsin pähe asju. Mul oli vist 4 oli algklassides ikkagi inglise keel, aga see oli niimoodi, et me õppisime nagu vanematega öössel niimoodi, et ma nutsin samal ajal ja keeldusin õppimast. No ma ka ei osanud alguses inglise keelt. Mu esimene inglise keele hinne oli 1-ga. Ja mul oli sõnad, et 1 miinusega. Aga ma sain töövihiku täitmise eest 1. Norm. Mul oli 1 miinusega sõnad, sest ma ei oska kurtikaale kirjakut kirjutada mingi inglise keeles ja meil nagu ja sõnade tööd ei olnud nagu sellised sõnade tööd, et oleks nagu sõnad, vaid need olid laused. Ehk siis ma ei tea, et minu nimi on, okei, see oli võib-olla lihtsam, aga nagu mingid ongi raskemad nagu, et
kui näiteks kaelkirjaks saab lehte põhimõtteliselt, no mingid siuksed ebanormaalsed laused ja ma ei osanud kirjutada, sest ma ei tea neid vahesõnu. Ma võib-olla teadsin, kuidas see kuradi kaelkirjak on inglise keeles, aga mis see leht on, ma ei mäleta võib-olla või mida iganes neid. Nagu mul oli, ma ei osanud lauset kokku panna, sest mul ei olnud vahesõnad meeles või kuidas küsimused algasid, olidki vahepeal, et pidid nagu küsimustele nii-öelda tõlkima küsimusi ja see olidki see, et nagu need on ju erinevad kõik need, kuidas need algavad ja siis ma ei osanud. Et minu jaoks oli nagu hästi raske ja siis mul nagu tekkiski nagu inglise keelega nagu error, ma ei suutnud seda õppida, mul olid ka abiõpetajad ja mu vanemad ei oska inglise keelt, mul ainult vanem vend oskab inglise keelt, aga noh, see õppis ka suht nagu vaevu selle kuidagi gümnaasiumi lõpus ära, et tal veel hakkas külge, aga minul ei ole siiamaani väga hakanud. Ma lihtsalt kardan juba teilt seda rääkida, võib-olla ma oskaks, ma olen ikkagi pidanud nagu reisil olen, kui me oleme käinud, ma olen ikkagi rääkinud, midagi ajan ära, siis ma olen vahepeal Bella käest, mis see sõna on või Bella ütle ise, ma ei oska vaata. Et kasutan ka mugavalt Bellat ära, vaata. Et võib-olla kui ma olen sunnitud rääkima, ma ikkagi kuidagi pusin ära, aga noh, see ei ole see. No mul oli ka see, et mul olid ka abiõpetajad, siis õpetajate vahetused, siis koolis olid lisatunnid teiste õpetajatega. No mul ema ei räägi inglise keelt, aga mul kasuisa nagu räägib natukene, aga ka nagu väga vähe. Ehk siis mul nagu vanemad võtsid lõpuks nagu lisaõpetaja, kes käis mul kodus ja eks mingid abi ikka temast oli, pigem õppisingi mingid vahesõnad selgeks ja mingid niimoodi, kuidas neid kasutada. Aga kui ta ära läks, siis ega ma inglise keelt ikka ei osanud. Ja see oligi mingi 8. klassis, ma hakkasin YouTube'i vaatama ja pärast seda ma oskan inglise keelt. Ei oska seletada, kuidas. Jah, eks ma ei tea, sa Jone ka ootad seda päeva, kus hommikul. Ja ma ootan ka, mul see siit lahti käib nagu vaata. Ja pointu sellest kõik räägivad, et nagu see üks hetk vaata, see klikk käib ära vaata. Endiselt ootame, et äkki saaks kiiremini juba. Ma olen ka ootanud, ma isegi tea, mille peal panustada ja point oli see, et me ei vaataks Netflixi või ei loeks või ikka loeme ja ongi ju ka vaatame Netflixi on kõik ingliskeelne. Nagu saad aru mingitest asjast, mõndadest asjast ei saa, siis me küsime ka Bellaks, ka see alati ei tea, mis kõik on. Vahepeal kasutatakse mingi keerulisi sõnu. Ja siis ongi, et me nagu ei ole aru saanud, aga noh, ikkagi vaatame, aga ikka ei hakka külge. Tee, mis sa tahad, jookse peaga vastu seina, kui tahad, ikka ta külge ei hakka. Mõnel lihtsalt on need humanitaarained ehk siis keeled ja kõik nagu see loominguline värk ongi lihtsam. Mõni on täiesti reaalainete peal. No selles suhtes, et mul on ka pigem see, et ma nagu saan aru, mida nagu mõeldakse selle all, aga kui keegi ütleb mulle tõlgi see lause ära, siis ma nagu ma ei tea, mis see sõna eesti keeles on. Nagu ma ei oska kahte nagu kokku panna, siis ma jäängi sinna nagu toppama. Ja kus mind kiusati ka selle pärast koolis algklassides, et ma ei saanud inglise keelt, see oli nagu põhiteemat, Arabella ei oska inglise keelt, kõik oskavad, aga Arabella ei oska. Isegi gümnaasiumi lõpuni oli mul ka, sa kuuled, kui sa räägid, siis kõik naeravad, taga itsid, mida ta just ütles, see on loll lause, kuidas ta ei oska. Kui see oli küll, jah. See on nii kurb tegelikult, nagu, mis see arvad, et süstis musse veel rohkem nagu julgust juurde või? Ja just me Jonnega, me olime gümnas, istusime Inkas koos ka vaata ja siis proovisime nihverdada, et ei peaks rääkima. Jaa, oi jumal, mida me kõike tegime. See on paras komöödia, ütleme niimoodi. Sai ikka nii mõnda tehtud. Aga jah, see oli nagu kurb, et tegelikult ka nagu see, et ongi, et kui sa ei oskagi mingit kindlat ainet või keelt, mida iganes, siis ikkagi sind narritakse juba selle pärast, sa kuuled, kuidas nad naeravad su üle ja siis ongi see, et sa julged veel vähem öelda ilmselgelt. Et nagu see on kurb tegelikult. Küll jah. Juba alguses peale nii-öelda nagu need taseme erinevused olid ja siis sa nägidki, et teised oskasid ja sa ei osanud ja siis oli väga nagu nukker seal tunnis istuda ja. Muidugi. Kekaõpsidega, mis ma võiks öelda, on ka kogemusi on. Minul näiteks olid, meil Bellangi vist olid mõlema suht sarnased kehalise kastusõpetajad, et kui sa ei olnud kergejõustikus käinud, siis sai meelde talle. Ja oligi mingid sportlased, nagu oligi mingid jooksjad olid ka veel okei. Aga oligi, mina käisin karatees, siis see ei olnud nagu sport, vaata. See oli lihtsalt pihku tagumine. Mida veel? Väga vajalik oskus kunagi võib olla, kui sinna jõuad üks kord. Ma mõtlesin, mis oleks hea sõna, kuidas ta nagu kirjeldada seda olukorda. Väga imeline sõna selle kirjeldamiseks võin öelda.
hästi. Aga mul oli ükskord kehkõpsiga siuke olukord, kus ma ta suusatas, aga see päriselt oli kogemata, ma vannun, ma ei teinud seda meelega, aga ma kogemata suutsin oma kepiga panna tema suusa peale ja ta kukkus pikali selle pärast. Mul oli alguses jube piinlik, aga pärast oli jõle naljakas nagu. Ei, aga ausalt ei juhtuks midagi, kui sa meelega ka selle kepi sinna pani. Sest tema kiusas mind, ta pani mulle 3, kui ma ei suutnud köiest üles ronida, päriselt ma ei jaksanud. Või kitsast üle, persse mul see argivahe ei lähe nii laiaks, kui sa tahad nagu. Ja mul oli sama. Point selles, et keegi ikkagi seal köiest nagu ronis sinna, mis seal lae alla vaata. Ja siis sa seal mingit vaevu said kuskilt. Meil õnneks seda köieronimist vist ei olnud. Või siis ma nihverdasin ära, ma olin räige nihverdaja muidugi lõppkokkuvõttes, kui ma sain aru, et see kehalise õpetaja mind tõmbab ja tirib seal, siis ma ei tahtnud sinna minna, ma ei käinud väga tundides, käisingi, tegin oma hindelised asjad ära, läksin minema põhimõtteliselt. Meil oli see ka veel põhiline, et ei ole halba ilma, on halb riietus. Mis on kõikide kekaõpside mingi tunnuslause veel. Aga ta oli täiega siuke, et põhimõtteliselt võib lumi ja jää ka maas olla, sa lähed staadioni ringi jooksma, ta oli jumala ükskõik lihtsalt. Sest et staadionil ei ole lumi. Ei, nagu naksti jooksime. Ei, mina tegelikult ei jooksma. Tõesti, mul oli lojak. Õudne. Ma olin lõpuks professionaalne nihverdaja, seal, et ma väga ei osalen kehalise kasvatuse tundides. Ujumise tundidest me üldse ei räägi, sinna ma ei jõudnud. Mina käisin ujumas. Mina ei käinud. Ma vahepeal sattusin küll sinna. Ma jõudsin väga harva sinna, võib-olla 1-2 korda käisin. Ma oleks võinud seal rohkem käia, kui ma oleks seda lolli ujumismütsi pidanud pähe toppimas. Ma nägin nagu väärakas välja sellega, teiseks ma ei saanud pähe seda, mul olid paksud juuksed, mul olid veel paksemad juuksed, kui mul praegu on nagu õhukesed, aga siis mul ikka nii paksud, et ma pidin teise inimese abi küsima, kes lükkaks neid samal ajal sinna kummimütsi sisse, et see oli kohutav. Minu just mäletan mingit olukordi, kus Jonna oligi seal mingi 3 inimest oli ümber ja siis kõik mingi sikutasid ja lükkasid, et Jonna saaks ujuma tulla, et need juuksed sinna alla mahuksid. Mul ka õpetaja aitas mul panna mütsi pähe ja see oli just iga kord nii piinlik, sa pidid oma selle mütsiga minema sinna välja ja siis olema nagu ujusid seal ja siis ma ma ei näe üldse seksiks välja praegu nagu. Aga kas sa mäletad ka seda aega, kui algselt, kui me käisime ujumistundides, siis olid nagu kõigil nendest riided lihtsalt võtad suvaliselt ära, aga siis kui hakkas see periood, kus hakkasid tissid kasvama ja karvad kasvama, siis kõigil olid rätikud järsku ees. Võtsid vaikselt aluspüksid jalast ära, nii et keegi mulle eest ei näe. Ja siis mingid need kapid olid, kus sa said nagu peidus olla ka, vaata, mis läksid esimese. Ja ma mäletan, et sa nägid üle hästi selle vahe ära, kuidas oligi, et algselt oligi, et võtsime kõik paljaks, siis mingi hetk hakkas nagu rätikutega see värk pihta, et nagu väga julgelt näidata, kus ta seal milline välja näed. Kusjuures sellega on ka päris ülihästi jääb elu lõpuni see meelde. Rääkisime siin enne piimariiulist. Kui meil ujumistunnid hakkasid, tuligi see periood, vaata, kõigil hakkasid ka kasvama ja nii edasi. Minul ei kasvanud. Ma olin nagu täiesti lame. Mitte midagi. Ja mind kiusati selle pärast. Ja päris korraliku. Ma mäletan, kuidas kõik tüdrukud naersid, et sul ei ole mitte midagi. Ma võin teile öelda, et mul on kõvasti suuremad rinnad nüüd kui teil. Nii et ei tasu alati teisi üle naerda. Just. Vahepeal lihtsalt tuleb hiljem. Ja areng on ju erinev. Mul on suurem piimariiul nüüd kui teil. Need hilised tärkajad nagu öelda. Just, hilised tärkajad. Ja. Lotta, tahad sa ka rääkida mingist oma õpetajast? Ma panin kirja sinna, et käisin tantsutrennis, kus oli selline vanakooli õpetaja, kes ikkagi nagu selle jala kõrguse nagu sentimeetri täpsusega nagu mõõtis ära. Ja miks ma üldse seal nii kaua vastu pidasin, oligi see, et me kõik kartsime sealt ära minna, ta nagu kiusas meid kõiki, hirmutas. Me ei tohtinud sünnipäevale minna trennipäeval, sest et see sünnipäev ei ole oluline, trenn on olulisem. Ehk sa nagu käisidki seal 2 korda nädalas, kartsid, et kas sa teed midagi valesti. Ma tean, et ma ükskord tegelikult hakkasin seal trennis nutma, kui ta oli midagi mulle öelnud. Ja siis ma olingi nagu, et nüüd on kõik, ma lähen koju, ma ütlen vanematele, et ma ei lähe sinna enam, aga siis oli see probleem, et sa pidid kostüümi ära viima ja sa pidid ikka teda nägema. Ehk siis see hirm oli nii suur mu sees, et ma 12 aastat seal pidasin vastu. Okei, viimased aastad treener vahetus ka, aga nagu ma ütleks, et see jättis jälje, et jah, ei olnud kõige toredam mälestus.
no see on ka see, et see on nagu vabast ajast, vaata, sa nagu lähed oma hobi tegema või asja, mis peaks nagu õnnelikumaks tegema või nagu sulle mingit sisemist õnne pakkuma. Jah, ma hakkan seda ütlema, mul siin sõnavara läheb muidu käest ära. Et siis nagu, ja siis sa oled seal 12 aastat mingi piinakambris, noh. Kahju tegelikult. Mul on äkki mul on ka nagu treeneritega siuksed kogemused, aga noh, mis sa teed, see ongi see, et sa tahad nagu seda, et temast saaks keegi vaata, aga tihti see tuleb nagu selle karmi kasvatusega, mitte see, et midagi või siuke. Väga tubli, et sa täna siia jõudsid, vaata. Minul näiteks oli väga halb kogemus vene keele õpetajaga, mina ikkagi nagu gümnaasiumi ajal, näiteks ma olin mega kade. Reaalselt, mina oskan vene keelt ka paremini kui nemad näiteks, sest nemad laulsid Frozenit või midagi vene keeles gümnaasiumi ajal. Ja nende, ma ei tea, mida te üldse tegite seal, aga minul oli nagu karm õpetaja ikkagi vene keeles. Ma läksin ikka tihti koju nutta, sest ma lihtsalt ei meeldinud talle, ta vihkas mind reaalselt, ma nägin seda, ta ütles sitasti mu kohta, ma nutsin, ma ei olnud piisavalt ilus ta jaoks või ma ei tea, mis talle ei sobinud, talle meeldis väga mu parim sõbranna tollel hetkel, aga mina mitte. Kuigi isegi kui ma püüdsin ja ma nagu oskasin tegelikult nagu hästi jutustada ja kõike vene keelt ma mingil määral ikkagi oskasin, et ma sain hakkama, aga jah, ta oli väga ebameeldiv, ikkagi ma tulin ikka päris mitu korda pisardades koju, aga noh, tänaseks on ta surnud ja ta oli tegelikult küllaltki okeis vanuses, aga see ei tähenda, et ma oleks talle kuidagi halba soovinud, aga noh, ma loodan, et ta nüüd puhkab rahus ja Need on vanakooli õpetajad, kellel ongi see range, et joon lauaga. Tundus lihtsalt, et tal oli nagu, ta valis endale oma lemmikõpetajad. Võt see on küll õpetajad. Need lemmikõpilased, kes on targad, kes oskavad hästi, kes on ilusad, kes on toredad, need on 5+, kes ei ole sellised, nagu nad tahavad, ju. Ja siis ma kohtlen neid halvasti ka. Võt see on nagu kurb. Ma saan aru, et me ei saa inimestele kõigile meeldida, aga see õpilane ei ole selles süüdi. Et peab kõiki võrdselt võtma ja... jah. Kas teil on veel mõni oma kogemus koolikiusamisega, millest te tahaks rääkida? Mis ma tahtsin rääkida? Ujumisega veel seoses. Mul oli see, et meil oli mingi ujumis... Mis need on need kullo inimesed, kes tulevad nagu kooli ja siis nad teevad sulle mingi testi, et kes oskad ujuda põhimõtteliselt. Ja siis meil oli see test ja siis pidime ujuma ja siis ma tekiks nagu paanikas, ega ma võib-olla uppusin ära natuke. No ja siis ta mees, kes seal kullost tuli, ta hüppas mulle järgi. Tal oli telefon taskus, sest oli natukene kahju või tal oli üldse vist mingid asjad veel taskus, igatahes kõik läks pärast seda. Ja ta hüppas mulle järgi. Tegelikult ma oskasin ujuda ja ma arvan, ma ei oleks ära uppu, ma lihtsalt natuke dramatiseerisin, sest mulle ei meeldi ujuda. Ja, aga 9. klassi lõpuni pandi, et Arabella ei oska ujuda, Arabellat ujuma ei saa võtta, Arabella upub ära, Arabella ei oska ujuda. Kõike, mulle ei meeldi endiselt väga ujuda. Kui ma ujun, siis ma ujun niimoodi, et mu jalad saavad põhja puudutada ja kui nad ei puuduta põhja, siis ma olen natuke seal ja siis ma ujun tagasi sinna, kus mu jalad nagu maad puudutavad. Mulle lihtsalt ei meeldi see ujumine ja nagu jah, ma ei ole selles nagu aasta parim aga ja ma mäletan 9. klassi lõpuni pandi seda juttu, ma mäletan veel lõpetamisel mulle öeldi midagi sellega seoses, et vaata, et sa ujumise ära õpid ja midagi siukest, et 9. klassis ikka veel ei oska ujuda, jah. Midagi siukest. Põhiline asi, mis mind kiusati, oli prillid tegelikult. Ma arvan, et see on tavaline vist enamust kõigil, kellel on prillid, see on suht siuke põhiline asi. Ma sain täpselt veel 1. klassis sain ka veel prillid ja kogu aeg kiusati ikka. Ma tahaks lihtsalt öelda, et kannata ära, võib-olla kui võimalik, kui saad elus teha selle silmaoperatsiooni ja kunagi, kui on kooli kokku tuleks, siis mina kõnni ülivõimsana sinna sisse. Ma olen küll võtnud endale selle nagu eesmärgiks, et üks päev ma kõnnin, kui meil on klassi kokkutulek või kooli kokkutulek, siis ma kõnnin sinna nagu püssina. Nagu ma olen kena, ma olen ilus, te narrisite mind mu välimuse pärast või mille iganes pärast, aga ma tean, et ma olen saavutanud millegi ja kuskile jõudnud. Ja vist nende suu nagu vajub ammuli lahti nagu, et vau. Näitad sa tee endale selleks, et sa tahad tõestada, et sa oled kunagi keegi ja oled parem kui nemad. Näidata teistele seda. Aga selles suhtes, et ma olen nagu, ma ei tea, mind väga ei ole mõjutanud see prillide asi. Mulle meeldib kanda prille. Ma nagu pigem on vastupidi, kui ma prillid ära võtan, siis ma olen nagu, kes see veel on.
et mugav on, ma näen. Aga ei, ma tahan kindlasti, ma tahaks lähedaseid, ma vist päris oppi teha ei saa, mul on päris tugev pluss, aga võib-olla saab ka tänapäeva ühiskonnas juba, ei ole väga uurinud seda asja, aga lähedaseid tahaks küll. Suvel tahaks päikseprille kanda, vaata, siis oleks nagu mugavam. Jaa, seda küll. Sest no valik, kas päike pimestab ja sa ei näe või prillid on kadunud ja sa ei näe. Rohkem mul vist ei ole midagi seal nimekirjas. Mul ka ei ole, aga Jonne. Okei, ma siis räägin ka oma loo. Minu lugu on küllaltki minu jaoks emotsionaalne, sest see on üks asi, mida ma olen oma emale suutnud kunagi andestada. Ma arvan, ma ei teagi sellest tegelikkuses. Alustame siis algusest, miks mina olin koolikiusatav, oli sellepärast, et ma olin väga väike pisike tüdruk. Ma olin peaaegu klassis üks väiksemaid, üks tüdruk oli veel minust väiksem, mis tulin mina. Ja ma olin väga väike, ma olin väga habras, ma ei suutnud endast seista. Ma vihkasin kooli, mina ei tahtnud 1. septembri kooli minna, mu ema sundis mind, kas sa saad aru, et sa pead kooli minema. Ma tulin koolist koju, ma ütlesin, ma ei taha sinna rohkem minna, mõttetu koht, jõle, ju. Ja siis oli meil koolis klassis 2 poissi. No, ägedad poisid selles suhtes. Nagu nad oskasid kohe endale koha ette teha ja näidata, kes nad on. Mina ei osanud niimoodi tollel hetkel. Ja nad pidevalt kiusasid mind küll, nad nimetasid mind vastikult, et ma ei tea, ma olen kole. Jonna, sa ei oska mitte midagi, Jonna, sa ei saa hakkama oma eluga. Sinust ei saagi kedagi, mida sa paks või mida iganes. Vaata, sa riides käid. Mingi aeg oli nagu siuke periood. Ja siis oli ikka, ma räägin, mul ei olnud sõpru tollel hetkel, võib-olla mul olid paar tükki, kellega ma nagu suhtlesin, aga nad ei olnud nagu minu jaoks nagu päriselt sõbrad. Ma räägin, ma läksin ikka pidevalt koju nuttes. Ja mind tunti selle järgi, et ma elasin Tupik tänavas täpselt, mis on kooli ees ja kõik teadsid, et ma elan seal. Aga kuidagi ma võib-olla ei näinud välja siuke, et ma oleksin väga jõukast perest, ma pigem olin nagu tagasihoidlikult riides ja siuke punisärgid ja värkisärgi. Bitchopi veel see ranits oli ka seljas ja siis ja ma läksingi koju emale ütlema, kas sa saad aru, et nad kiusavad mind üks poiss veel koolis kunstitunnis hakkas kägistama, sest ma ajasin ta närvi kogemata, vist küsisin midagi, ma istusin koos. Mind pandi alati istuma mingi inimestega, ma ei tahtnud istuda, kellega ma nagu, kes olidki võib-olla rohkem närvihaiged või midagi siukest, kellel oligi nagu siuke reaktsioon, et kui sa midagi ütled, siis props saab peksa. Ja ma olin pisike väike, ma niigi kartsin, mulle ei meeldinud seal ja siis ta vihastas mõnest, ta võttis mu kõrist kinni ja siis ma lihtsalt karjusin üle klassi, et kägista mind, sõpeta karjus, ma pean, mida sa karjud? Ma olingi, mida kuradit? Ja siis ma läksin koju, ma nutsin ja ma ei saanud aru sellest, et miks ma tunnen nii või ta püüdis aru saada, aga ta ei osanud lihtsalt midagi teha. Ma ei saa kohati vanematele panna pahaks seda, sest ma arvan, et see on keeruline olla toeks oma lapsele, sest sa ei saa tegelikult mitte midagi teha. Nagu fakt on, et sa reaalselt ei saa midagi teha. Mis sa lähed ja teed, ütled sellele poisile, et ära kiusa mu last või? Mis siis tuleb tulemuseks see, et pärast on selle teise lapse vanemad sinu vanema küljes kinni, miks sa tuled ja karjud mu lapse peale? Või siis laps lihtsalt kiusab rohkem su enda last. Ja ongi, et sa kitupunn. Seda oli ka pidevalt, sa kitud kõik ära, aga ma tõesti ma ei osanud kuidagi, ma läheksin, ütlesin õpetajale, kas te saate aru, et ta kiusab mind, ma ei taha, ma ei suuda enam koolis käia niimoodi. Mul oli perioode, kus ma lihtsalt ei läinud nagu mõni päev kooli, siis mul ei olnud sõpru. Ja siis olid 2 tüdrukut, ma mäletan me klassist, kes olid oma vahel väga head sõbrannad ja nad mingi aeg hakkasid mu koer mulle koju tooma. Mu koer oli nagu piiks, ütleme niimoodi, tal meeldis igal pool käia, ringi tuuseldada ja siis nad hakkasid teda koju tooma ja siis inimesed nägid, kus ma elan. Saadi teada, et mul on kodus bassein, mul on tegelikult väga okei kodu, mul on suur kodu ja siis ma hakkasin nägema, et mul hakkas nagu rohkem sõpru imbuma, kuidagi hakkasid nagu rohkem muga rääkima ja siis ma mäletan, et sealt see 2 tüdrukute punt nendest siis üks tüdruk, temaga ma sain siis parimateks sõbrannadeks, me hakkasime korraldama mingeid neid pidžaamaõhtu, lõpuks mul oli mingi 7 tüdrukut oli kodus reaalselt nagu pidžaamaõhtus, üks väike poiss oli ka. Ja siis nagu oligi mingi, müllasime basseinis, järsk oli Jonna, oli äge, see on nii äge. Ja siuke, ja siis ma aasta hiljem sain aru, et kas oli sellepärast, et ma päriselt ei näge või päriselt see, kus ma elasin ja milline ma tegelikult olin, sest ma räägin, ma ei näinud välja selline, nagu mu kodu oli või kus ma tulin, ütleme nii. Ja nagu, ja siis ma sain ka aru, et võib-olla oli asi lihtsalt selles, et kus ma elasin
ja siis mulle imbusidki sõbrad, mis on tegelikult kurb, ma ei saa kindlalt öelda, et see oligi nii, et sellepärast hakatigi minuga sõber olema, see on minu arvamus lihtsalt, aga see jättis mulle mulje, sest ennem seda mul ei olnud neid sõpru, aga kui saadi teada, läksid jutud liikvele, siis järsku mul olid. Ja sul oli see ka vaata, et sa said nagu, su ema lubas vaata nii ja, palju. Ja oligi see, et mul ema lubas kogu aeg üritusi, nagu vot sellest ma olen oma imsele väga tänulik, et mu ema lubas nagu tüdrukute õhtu, mul oli iga mingi nädal oli tüdrukute õhtu või midagi. Ma ei tea, mu ema pärast oli mingi siiber, aga nagu ma olin nagu ei, ma tahan, et mu tahaks tüdrukute õhtu, ma tegin mingi full plakateid ja asju, kirjutasime seal. Mäletan küll koolis. Et vahepeal oligi see, et kõik tahaks ka jõudna tüdrukute õhtule. Ja mina olin üks nendest. Ühe korra sa said vist? Ja, see oli nagu see highlight. Ma käisin ka seal. No ma nägin, ta nägu oli reaalselt õnnejunnis, nagu kui ta sai sinna. Seal 7 tüdruku vahel. Ja nii äge, nii tore. Ja nagu, ja siis, aga need poisid selles mõttes kiusasid mind ikka edasi. Et see ei muutunud. Aga kuna mina olin kooli ajal laps, kes oli nagu hästi, kuidas ma ütlen, ujev, on ujev sõna vist või? Ja, ujevil, jah. Ja nagu ma unistasin ainult, sest ma räägingi, mul oli, tol ajal mul ei olnud veel ATH diagnoositud, aga ilmselt see siis nagu, mul nagu välja löömät oligi see, et kui ma ei tea, Madisel kukkus pinal maha, siis mina ainult seda pinalit vaatama, kõik teised teevad kontrollid edasi ja ma vaatan lihtsalt seda pinalit. Ja õpetaja, ma ei tea, kas ma selle õpetajale meeldin või mitte, aga mulle tundus, et ma ei meeldinud talle ja mulle jäigi mulje, et ta tahtis lõpuks must lahti saada, et siis tal on lihtsam, et siis ma ei tõmba seda klassi hinnet alla, vaata. Et kui tuligi koosolek, vanemate koosolek, siis õpetaja ütleski mu emale, et Jonne tuleks panna väiksesse klassi, et ta on vabandust, see teema üldiselt mulle veel nagu valus. See on okei. Sest ma arvan kunagi, et mind päriselt tõmmatakse lahku. Mul oli tollel ajal tegelikult päriselt nagu üks sõbranna ja mul oli niigi raske kooli kiusamise pärast. Ja siis ma mäletan, mu ema tuli sealt koosolekult koju ja siis ta ütles, et Jonne nüüd on nii, et sa lähed väiksesse klassi. Ilma minu käest küsimata, kas ma tahan. Ma anusin, ma nutsin, ma palusin ema ära, pane mind sinna. Mul ei ole sõpru. Et ma lihtsalt palusingi, et palun ära tee seda, sest ma ei taha ilma oma parima sõbrannat olla, et tegelikult see väikses klassis koosnes inimestest, kellel oli hüperaktiivsus, kes viskasid õpetajad tooliga, kes ütles õpetajale, et sa oled värdjas ja siis ma olin nende lastega koos. Mul ei olnud tegelikult see sõbra, ma ütlen, et need inimesed ei ole tänaseks nagu toredaks kasvanud ja headeks. Inimesed on küll, nad on väga toredad, aga nad ei olnud tolle hetkel minu inimesed. Ja ma ei ole suutnud siiamaani oma emale seda andestada, sest see väike klass tõi mulle kaasa väga palju nagu halba. Lihtsalt seepärast, et ma eraldusin oma suurest klassist iga kord, kui ma tahtsin oma parimat sõbrannat vaadata vahetundide aeg, et kokku temaga saada ja ma läksin oma suure klassi juurde nagu ukse taha, et oma sõbrannat oodata, siis need 2 oma poissi ütlesid mulle, et sa ei ole enam selle klassi osa, mine minema, et sa ei kuulu enam meie klassi. Ja see oli kõige valusam hetk minu jaoks, sest minu soov oli see, et üks päev ma saan selles klassis tagasi olla. Ehk siis see oli mu jaoks väga raske. Ja nagu, ma ütleksin, minu elu üks õudsemaid aegu, sest ma ei tundnud, et ma oleks pidanud sinna väiksesse klassi minema. Et ma ei näinud, et sealt oleks tulnud nagu otseselt mingi areng. Sest ma ei saanud aru, miks ma tegelikult seal olen, sest need lapsed, kes seal olid, need ei olnud nagu mina. Ja võib-olla kui ma oleks saanud päriselt nagu õigel ajal ATH diagnoosi ja ravimeid võtma, siis ma oleks saanud oma klassis edasi jätkata ja lõpuks mind siis tõsteti ikkagi suurde klassi tagasi, aga nagu mõelge seda, kui raske see oli uuesti sinna sisse sulanduda. Mitu aastat sa seal väikses klassis? 2-3 aastat seal. See on ikkagi päris pikk periood. Et ma ei olnud väga pikalt nagu selle klassi osa ja ma saan aru, et inimestel oligi mind raske uuesti tagasi võtta, ma ei pane seda pahaks, aga samas kuulda lauset, et mine ära, sa ei ole enam selle klassi osa, mida sa arvad endast. Ja siis see oli nagu valus. Nii et see võttis mul kaua aega, et uuesti saada nagu tagasi selle klassi liikmeks nii öelda.
no tegelikult ongi nagu see, et ta ei saa panna ATH-ga inimest hüperaktiivse inimesega ühte ruumi. Nagu seal ongi see, et ATH-l on ka nagu erinevad need, et on nagu hüperaktiivsed, kes ongi hästi elavad ja siis on need flegmaatilised nii-öelda, kes on sellised nagu mina siis. Et lihtsalt pandiga kukub väga palju nagu erineva sümptomitega inimesi ja et nad nagu, lihtsalt ma räägin seal inimesed, kes vihkasid õpetajad ja viskasid toolidega ja teisal olid inimesed, kes olid nagu, kellel oli lihtsalt raske õppida, sest nad vajasid vaiksemat keskkonda, aga see ei olnud vaiksem keskkond mitte kunagi. Nad karjusid seal, märatsesid, ma sain seal veel vähem õppida, kui ma oleks tegelikult suures klassis saanud. Et seda ma nagu kahetsen. Tänaseks need poisid, kes nagu mind kiusasid, mul ei ole nagu mitte midagi selles suhtes, nagu mul ei ole viha nende vastu, sest tegelikult nad ütlesid aus, ma ei olnud enam selle klassi osa, mis oli nagu aus. Et ma ei saa midagi parata sinna. Tänaseks ma ei soovi nendele poistele mitte midagi halba. Ma võiks öelda, et minu arust neil läheb väga hästi. Üks on tippsportlane ja teine on lihtsalt ebanormaalselt hot. Ma näen teda saue peal, vahepeal ta käib jooksmas ja ta on hästi tore poiss, tegelikult ta on üliviisakas, tõesti nagu selles osas, nagu ma tahaks nüüd väga hästi kasvatatud, aga nagu jah, väga ilus poiss on ta. Ma olen nagu kade selles osas, aga ma tõesti soovin neile midagi halba ja ma ei taha, et mingi karmanik kätte nüüd saaks ja neile nagu teeks. Lihtsalt nad võib-olla ka tollel ajal ei oska nagu paremini. Ei tea, aga lihtsalt see on jätnud mulle väga mõruda mekki, ütleme nii. Et igatahes selline on olnud minu lugu. Et kui mul oleks võimalus, ma pööraks selle aja tagasi. Aga samas ma ütlen, kui ma ei oleks seda neid, kui ma ei oleks seda väikest klassi võib-olla läbinud, siis ma ei oleks täna siin. No see on nii nagu kohe otsaga asi. Aga samas võib-olla mul oleks veel rohkem sõpru nagu. Päriselt võib-olla ma suhtleks oma vanast klassist nagu inimestega rohkem. Sest nagu see, et ma pidin päriselt ennast nagu vaeva nägema, et sinna klassi tagasi saada, oli nagu õudne. Sest ma sain pidevalt neid lauseid. Nagu juba oli ka see maik, et mind tõsteti väikses klassi, järelikult mul on viga midagi. Järelikult mul on siin midagi valesti. Kus ma olen down, mul sain korduvalt sa down, Jonna, sa oled, sul on autism, sa oled hälvik. Nagu ma sain pidevalt neid lauseid. See ei olnud minu jaoks midagi nagu uut. Et küll sa küsid õpetajad, miks sa väikses klassis siis oled, miks sind siia tõsteti siis ja miks sa nüüd suures oled ja aga jah, selline on minu lugu. Ma ei tea, lähme siis küsimuste juurde. Aitäh, et sa jagasid seda. Ja ma mõtlesin, et ma ei teadnud, kas seda üldse jagada, sest see on, mina arvasin, ma ei nuta mitte kunagi, aga see on üks, ma lihtsalt mäletan seda õhtut väga hästi, mu ema tuli koju ja ütles mulle, et ma lähen nüüd väiksesse klassi. Et see oli üks jube õudne õhtu. Aga palun. Nii, aga meil on siis teatud küsimused, mis on siis nagu, millal me hakkame vastama. Näiteks teeme ka selle versus nii-öelda. Mis me eelmine kord tegime. Jah, aga nii, õpetaja versus õpilane. Kelle vastutus on suurem kooli kiusamise märkamisel? Ikka õpetaja. Ikka õpetaja peaks seda tähele panema, et keda kiusatakse. Ma arvan ikkagi, sa näed ära, et kui palju mingi õpilane nagu muutub. Või kuidas ta on või milline ta olek on. Nad ikka ju õpetajad ikka vahetunni all ka on ikkagi väljas ja sa ju ikka näed natuke oma õpilasi ja kuuled, et kannad tähele. Sõbralik vaheleastumine versus vaatlejaks jäämine. Sõbralik vaheleastumine või nagu see, et sa ikkagi nagu annad teada kellegile, vaata, kui sa ise näed, mitte et lihtsalt vaatad kõrvalt ja võib-olla nagu nii-öelda. Muidugi oleneb vanusest ka, vaata. Minu jaoks nagu mingis vanuses sa võib-olla sa ei pea teadma otseselt. Muidugi nüüd on need koolikiusamisprogrammid asjad, no meie ajal ka tegelikult. Et aga ongi see, et need ka tihtipeale tulevad alles hilisemas vanuses. Ehk siis nagu kui sa ei tea, mida teha, siis nagu sa ei saagi midagi teha. Aga kindlasti, kui sa nagu tead, siis kindlasti kas või nagu kellelegi teisele teada anda, kui sa ise ei oska midagi teha. Ja, aga alati astu vahalik, kui sa ikkagi näed, et kedagi kiusatakse, mõtle alati seda, et sina ju tahad ka, et sind keegi aitaks või kaitseks. Ja kui sa tegelikult nagu kõrvalt vaatad, sa tegelikult oled ise ka kiusaja. Või see kaasosa. Sest sa ei teinud mitte midagi. Yeah. Koolikeskkond versus kodune kasvatus, kumb mõjutab rohkem kiusamise tekkimist? Ma arvan, et ikkagi see kodune äkki, mina tahaks öelda.
et nagu ongi see, oleneb millisest perekonnast sa tuled, kuidas sind on kasvatatud, see loob nii-öelda tekitab selle koolikiusaja, sest tal on järelikult midagi ilmselt puudu ikkagi. Kuigi öeldakse, mis tal siis puudu on, aga never on tähelepanu, mida iganes, ükskõik mis. Just kodus ei saa piisavalt tähelepanu. Et sa pead kellegi võtma enda ohvriks põhimõtteliselt, kellel seda saada nii-öelda. Võib-olla teed seda sama, mida sul tehakse kodus. Kohati jah, tagasi tegemist tunnevad. Koolis lihtsalt see süveneb edasi nii-öelda. Kiusaja versus kiusatav. Kumb vajab rohkem tuge? See on suht raske, sest ma ütlen, et mõlemad vajavad tuge. Vajavad küll, aga võib-olla kiusajad sa ei oska nii hästi aidata, sest sa ei tea, mis seda nagu taga on. Tagajärg ja. Ja vaata, sest kiusaja või kiusatav on lihtsam nagu ette võtta, sest saad talle võib-olla rohkem kuidagi tuge pakkuda ollagi, et ma ei tea, leiame mingi muu lahenduse, kuidas seda paremini teha, et sa ei peaks tundma ennast kui kooli kiusatav. Aga nüüd on teatud küsimused. Milline õpetaja on sulle elus kõige rohkem, kes on sind kõige rohkem mõjutanud ja miks? Ja, vot see on see üks raske küsimus. Ja mina ütlen ausalt, et on olnud palju õpetajaid, kes on olnud nagu selle lausega, kuigi tollel hetkel ma laenasin selle lause siis välja, oli see, et uskuge mind peale gümnaasiumit teil läheb veel raskemaks. Siis ma olin, nalja teed või? Elu on lill siis. Jah, ma tahan teen tööd. Mis see nii rasket on? Teenin raha. Ja, et ütlevad tihti seda lause, et uskuge mind, et peale gümnaasiumit te tahate kooli tagasi. Ma ei uskutud seda kunagi uskuda. Ma läheks kohe kooli tagasi, kui ma saaks selles suhtes nagu teeme uuesti. Gümnaasiumisse need üritused olid lahedad, tegelikult oli ikkagi nagu kool lahe. Rutiin on. Okei, õppimine oli tüütu, aga samas vahepeal ma igatsen mingi kontrolltööde tegemist, kus sa said ise ennast nagu proovile panna. Ja kui sa hästi ka tegid, siis oli nagu ülikool. Mul oli kindlasti mu esimene õpetaja, kes mul oli siis algklassides. Lihtsalt kuna mul on nagu ainult positiivsed mälestused temaga, ta hoidis meid kõiki, ta tegi igasuguseid, ma ei tea, mänge asju meile, et nagu me päriselt ennast nagu hästi tunneksime klassis ja meil oleks nagu hea olla. Ma mäletan, ma olin nii kurb, kui ta ära läks, ta oli lapseootele ja endiselt ma jälgin ta elu selles suhtes ja ta vahepeal laigib mu story'sid, et nii tore vaadata, et nagu et tal läheb hästi ja nagu samas ma näen ka, mis ta teeb ja toimetab. Tahaks ka vastata küsimusele, aga nagu mul ei tule mitte ühtegi õpetajat meelde, kes nii-öelda nagu... Kusjuures minul tuli kohvikus üks päev minul, kus ma ütlen, abiõpetaja siis, meie koolis siis, kelle juures ma käisingi eesti keelt vist õppimas eraldi veel nagu grammatikat ja kõike algklassides. Ja ta tuli ja ütles, ta käis täna ka ja ta ütles mulle, et mul on nii hea meel, et sa ikka see kohvikus alles ja tead, kas sa saad üldse muudad mu päeva? Kui armas. Ja nagu ma olengi taga vestlenud, kui ta on käinud ja siis ta on käinud, et sa oled lihtsalt nii armas ja tore inimene, et kui palju soojus sus peitub, et seda on nii tore kuulda, kui su enda õpetaja tuleb sulle seda ütlema. Nii. Kas olen näinud kunagi pealt kiusamist? Kuidas sa tundsid end? Ma arvan, ma ikka olen. Kindlasti. Võib-olla ei mäleta seda niimoodi. Ma tean, et tegelikult meil seal põhikoolis oli ikkagi näha seda, et mis kõik lood seal garderoobis toimusid, et meil oli need nagu trellidega ja siis uks kinni vaata, et siis keegi, kes mööda kõndis, ei tea vaata, mis seal nagu toimus, aga ma mäletangi, et mingid kirjad läksid vanematele laiali ja siis mu ema rääkis, aga... No ma arvan ikka, oled sina kuulnud, kui minu kohta sitast, et ma arvan, ma olen kuulnud, kui, ma ei tea, võib-olla sinu kohta öelda midagi. No jah, ma saan küll öelda, et ma olen kuulnud. See on lihtsalt kooli sees. Kindlasti on. Ja see ongi see, et ma ei ole võib-olla ise suutnud täpselt samamoodi nagu vahele astuda, oleme lihtsalt löönud araks, aga tegelikult ikkagi, kui võimalik astu vahele, sul on endal päeva lõpuks parem tunne. Ongi see hirm, et äkki sa oled vaata järgmine. Jah. Miks inimesed kiusavad? Just neil on midagi valesti. Midagi on puudu, midagi on valesti. Äkki on kodus mingid probleemid. Vajadus tuleb kodust asjad. Siuksed asjad tulevad enam jaolt sealt. Kuskil lihtsalt võib-olla mentaalselt on midagi valesti, ainult tuksi natuke, võib-olla mingi trauma samamoodi. Osad olukorrad on need ka, kus nii-öelda seda
kiusajat ennast on kiusatud Ja varasemalt. Kusjuures mina võin öelda, ka mina olin algselt kooli kiusatav, siis mingi aeg ma muutusin ise kooli kiusajaks. Ma saan öelda küll, ma ühte tüdrukut kiusasin, mäletan, ta oli minu väikses klassis siis. See küll ma kaklema läksin, teda ma kiusasin tegelikult. Ütlesin talle kehvasti, sest ma olin ise enne kooli kiusatav. Ehk siis mul oli see viha juba sees. Mul on väga kahju, ma ise olen nii teinud. Täitsa võimalik, et ma olin ka. Ma võin mäleta, ma olin lihtsalt väga otsekohane, ma saatsin kõik sinna samususse suht kiiresti. Milline võiks olla ideaalne kool, kus kiusamist ei esine? Mina arvan, et seda ei eksisteerigi. Ma nõustun. Ja sama siin. Tegelikult see on nii oluline osa su elust, nagu jah, see sakib ja see ei ole üldse tore ja nagu sa tunned, et su maailm saab läbi, aga nagu pärast sa oled see, kes sa oled just selle pärast. See on osa sinust. Ma ütlen ka, et mina arvan, et ei eksisteeri sellist kooli, sest me peaks alustama siis kodudest kõigepealt. Et muuta seal asju, aga me ei saa minna võõrast inimeste koju hakata muutma midagi, see ei ole võimalik lihtsalt. Aga me saame teha seda, et me räägimegi näiteks siin, et ka meid on kiusatud, ehk siis sina, kes sa seal teisel pool ekraani oled, sa tead, et sa ei ole üksi. Nii et nagu see on see, et jaga oma lugu, näita, et keegi peab üksi olema ja julge avada ennast. Ja. Ja kõik läheb üks hetk paremaks selles suhtes, et see on periood, mis kestab võib-olla väga kaua, aga üks hetk see saab läbi. Aga õpi lihtsalt sellest, et võib-olla kui sind kiusati, ära proovi muuta ise kiusajaks. Ja, see ei täida seda tassikest. Tühimikku, mis su sees tegelikult on. Proovi seda vältida. Kuidas mõjutab kiusamine inimese enesehinnangut pikemas perspektiivis, ma ei oska seda sõna kunagi öelda. Väga palju. No näete, nägite mind ju. Siiamaani tulevad pisarad silma sellest. Ma ei saa midagi teha, ma ei ole seda lahti lasknud ja see mõjutab mind. Nii et see mõjutab meid kõik, aga see teeb meid täna selliseks, kes me oleme. Mul ikka tuleb vahepeal mingi meelde, aga ongi ma nagu prillide osas, ma ei lase ennast häirida sellest väga. Kuigi vahepeal ikka mõtled, et miks mina just pidin need prillid saama ja terve elu nendega olema, aga ma ei tea, mul vist nii hull selle koha pealt ei ole, just olen piisavalt vatti saanud. Paksu naha kasvatan. Kui sa saaksid muuta ühte asja Eesti koolides, mis see oleks? Kehalise tunnid, ma ütlen kohe. Minu just üleüldse kõik need muusika, kehaline. Et siuksed asju peaks hindama. Esiteks seepärast, et mis ma teha saan, et ma sellest kuradi kitsest üle ei hüppa. Kas sa nagu arvad, et ma teen meelega seda või, et ma ei hüppa sealt üle või kui ma ei suuda ennast sealt köiest üles tõmmata. Ma ei tee seda ju meelega, ma lihtsalt ei jõua ja ma ei suuda. Ja siis kõik teised naeravad mu üle. Nagu siuksed asjad või siis rahvaste pall. Siuksed asjad, mis on tegelikult väga palju nagu viha ja vaenu tekitab. Pommitame ta välja, viskame teda, viska. Eks sa võtad selle kõige nõrgema selle ja siis laod lihtsalt. Mis on tegelikult nii loll. Ma ei tea, miks see endiselt on Eesti koolides. Võtame seda paremaks. Või ongi muusikatund, vaata nagu sa laulda ei oska. Sa ei oska laulda või sa ei pea taju nooti või viisi. Miks sa hindad seda, kuidas ta laulab? Mis ma teha saan? Mu vanematel on kõrva peale astutud, mulle astuti kõrva peale või elevant astus või nagu see lause on. Sa midagi tõesti tähendab, ma ei taha laulda. Kurat küll, mu unistus on terve elu olnud, et ma oskaks laulda. Ma räägin väga palju on tegelikult õpetajates kinni ja hindamissüsteemis. Kui me tahame midagi muuta, muudame seda. Muudame hindamissüsteemi, muudame õpetajaid. See ei tähenda, et kõik peaks minema mingi arvestatu peale, et nagu siis tekib see, et sul motivatsioon kahv ja aga ongi nagu sellised loomingulised asjad. Kurat, ma unistan siiamaani kriipsujukus. No sorry, aga mulle ei meeldi see kunst nii väga. Tõesti, mul ei ole annet selle peale, aga see ei tähenda, et ma ei taha, et mul oleks, aga see ei tähenda, et ma kunagi püüdnud. No me teeme küll või ilusad kriipsujuku ja unistasime pärised. Kuidas saaks õpilased ise luua hoolimat koolikultuuri? Hoia endast võib-olla nõrgemaid, endast võib-olla, kuidas ma ütlen, kui sa ikkagi näed, et see laps on või see õpilane on teistsugune, ära nokki teda siis sellega. Proovida ka just rääkida ja suhelda.
pärast on ta väga tore ja ma just inimene. tahtsin öelda, et inimesed, kes on teistsugune, ka mina olin teistsugune, ma räägin, minu aju töötab teistmoodi kui näiteks teil, tavaliselt neurotüüpilisel inimesel, aga see ei tähenda, et ma oleks kuidagi halb inimene, ma arvan, ma olen just palju särtsakam, palju jutukam, palju lõbusam, no ma ei tea, mis on meie sõprusseltskonnas välja kujunenud, näiteks ongi, minul tuleb palju ideid, me lähme teeme, ma mõtlen, ehk siis ma olengi teistsugune, aga see ei tähenda, et minuga ei oleks pidanud keegi tutvust olema tegema. Ja oluline on märkamine ka. Märka enda ümber inimesi, kes sul on. Kas õpetajad julgevad alati sekkuda või kas nad peaks sekkuma? Minust õpetajad üldse ei sekku. On jah, pigem ei sekku, jah? Hoiavad eemale. Või siis kui sekkuvad, siis ma ei usu, et see oli nii. Mina omal kooli ajal tundsin seda, kas see nüüd on nii, kindlasti kõik programmid on pigem ikkagi läinud sinna poole, kus oli kooli, väldime kooli kiusamist, teeme neid kampaaniaid ja asju, et siis võib-olla neid nii palju ei olnud, aga ikkagi nüüd on nagu see paremaks läinud. No nagu ei viitsi vaata tegeleda, et... Aga kindlasti ikkagi nagu õpetajatele ka, et päriselt julgege sekkuda, sest iga laps vajab abi, märgake neid ja ära mine selle halva tundega koju, et sa ei teinud midagi. Või küsin, kuidas tal on või kas ta vajab abi näiteks. Ja siis järgmiseks, kas pigem elutarkus või raamatutest õpitud tarkus? Kumb kaugemale? Elutarkus. Ma nõustun ka elutarkusega selles suhtes, et mul on nii palju tuttavaid, kes on 9. klassi haridusega ja omavad oma firmasid, teenivad väga hästi raha, kuldvillakud kõikidele küsimustele oskavad vastata. Mul on päriselt palju inimesi, nad on päriselt nagu targad. Need, kes on raamatutark, ma ei ütle, et nad on halvad inimesed või mingi, et nad ei oska midagi rääkida, aga nendega rääkimine ongi see, et nagu see on nii raamatus kinni ja nendel on vähe nagu elukogemust jagada. Mina olen vähemalt kogenud seda. Keeruline nagu leida mingid jututeemad just. Et pigem ikka elutarkus. Mina olen näinud, et see ikka viib kaugemale elus. No ma räägingi, sul on nii palju rohkem kogemust, mida rääkida. Ja sa nagu tegelikult õpid sellelt inimeselt ka, et mis ta on läbi elanud ja huvitavad lood on. Seda saab nagu üksteisele edasi anda. Ja võtame siis päeva viimase küsimuse, põnev küsimus, kas õpetajad oleks pidanud raha juurde saama? Või kas oli õige, et õpetajad said palgatõusu juurde? Ma isegi ei tea, kas see on õige või vale, sest nagu, eks me ikka kõik tahame nagu raha juurde vaata. Ja tegelikult nagu Riigikogus nad saavad kogu aeg palgatõusu. Eks siis nagu ma ei saa öelda, kas see on nagu õige või vale ja eks ikka on veits nagu siuke, et nagu, miks nad said, aga nagu ma ei tea, näiteks inimesed, kes töötavad riskiga eludega, politseis, miks nemad ei saa palgatõusu. Et nagu selles suhtes, et siin võib palju vaielda päeva lõpuni. Et ongi see, et meil on inimesed, kes riskivad oma eludega ja siis nad saavad nii vähe raha, et see on nagu kahju tegelikult. Aga samas ma nõustun, et tegelikult ka õpetajatel on ikka päris korralik vaimne terror koolis selles suhtes, et no oleme ausalt, kaua sa tahad kuulata seda õpetust, sa oled värdjas, sa oled vastik, ma vihkan sind. Mulle ei meeldi see õpetaja, mitte kellelegi ei meeldi see õpetaja. Õpetajad saavad vanematelt kogu aeg sõimata. Ega ei ole ka õpetajatel lihtne, selles suhtes kindlasti. Me ei tahagi ühegi õpetaja kohta halvasti, et ma usun, et õpetajatel on raske ja kindlasti nad väärivad, ma arvan, palgatõusu. Iga amet, ma arvan, väärib, vähemalt mis on päriselt õilis ja nagu vajalik amet, väärib palgatõusu. Viib seda ühiskonda edasi. Sest nagu ilma õpetajate ei oleks neid nii-öelda neid arste, tuletõrjujad, politseinikke. Kuigi sellega ma nõustun küll, et tegelikult see, mis koolis meil õpetatakse, ei ole nii kasulik, sest ma ei ole siiamaani kasutanud kosinust, siinust, tangetsit. Ma oleks väga tänulik, kui keegi oleks pesumasinat õpetanud kasutama. Päriselt oleks, nagu mind tõesti paneb vahepeal mõtlema, miks meie koolisüsteem on selline, et seal õpetatakse asju, mida meil tegelikult vaja ei ole. Piisaks mingist tavalisest korrutamisest ja mingitest nendest protsendi arvutusest ja rohkem nagu... Ja võib-olla kuidas päriselt nagu, meil oli küll kokandustund, aga nagu rohkem oleks võinud olla, et kuidas ongi, ma ei tea, süüa teha, kuidas pesumasinat kasutada, kuidas tööriistu kasutada, kuidas naela seina lüüa, kuidas, ma ei tea, teha asju, kuidas auto, kui rehv tuleb alt ära, mida ma tegema pean. Tegelikult neid asju on nii palju, mida päriselt võiks kool õpetada. Ma loodan, me üks päev areneme sinna poole, kus koolides päriselt õpetatakse neid asju. Kui just seda oleks võinud selle küsimuse vastuseks vaata öelda, mida me muudaksime. Ja et päriselt võtta nagu koolisüsteemi
tunnid, mida oleks nagu, mida läheb päriselus vaja. jaa. mis oleks kasulikud. Nojah, mingitel võib-olla inseneridel või ma ei tea, läheb vaja neid kuradi matemaatikaga valemeid ja kõiki asju. Aga nagu kas päris kõike, mida me selle õpime, ma ei ole kindel. Ja nad saavad hiljem seda lihtsalt juurde õppida. Absoluutselt. Et jah, aga selles suhtes jah, ma arvan, et õpetajad kindlasti väärisid palka juurde. Et neil ikkagi on ka vaimne terror, ikkagi nad saavad ka igalt poolt ja ka veedavad palju oma öötunde, et lahendada neid kontrolltöös, aga siis ma tahaks küll öelda, aga see on teie valik neid tunnikontrolle teha ja kontrolli. Okei, ma tean, et mingid asjad on ette neile antud, nad peavad tegema, aga mingid asjad on küll siuksed, nad ise teevad, et mis on nagu, et te võtate ise endale lisatööd juurde ju. See on su enda probleem. Ja tegelikult väga paljudel õpetajatel ju algus on raske, vaata, kui nad alustavad, peavad need kõik PowerPointid asjad valmis tegema, aga ajapikku see läheb ju lihtsamaks. Kasutad täpselt sama seda ja teedki oma tunnid ära. Et jah. No muidugi jah, nad peavad tundega ette valmistama, mis võtab ka nagu ikka mõtlemise aega. Ma arvan, kui sa ikkagi oled seda juba piisavalt teinud, siis ega sa enam midagi ette ei valmista. Kuigi ma vihkasin õpetajate juures just seda lauset, kuidas sa ei oska, see ei ole ju nii keeruline. Kurat raisk, sa oled 30 aastat seda asja õppinud ja õpetanud. Ja siis sa tuled ütlema, no kuidas ma ei oska, ma olen nädal aega seda asja õppinud ja sa tuled ütlema, ma ei oska, no persse ma tõesti ei oska seda. Ja võib-olla eelnev päev lihtsalt nagu alles tutvusid sellega. Ja nagu, miks sa tuled ütlema, tõesti, ma ei pea olema kõiges imeline, aga sa tõesti võib-olla oskad oma eriala väga hästi, väga tore ja väga hea uudis, aga ma ei pea oskama kõike. See oli eriti minu arust matemaatika. Oli kogu aeg see mõelnud. Ma saan aru, et sa oled nagu matemaatikat õppinud, aga ma niimoodi siuksel tasemel nagu ei ole seda teinud. Aga tõmbame otsad kokku. Aitäh, et te kuulate meid. Palun jagage ja upitage meid ülespoole, et me ikka jätkaks kõike ja aitäh, et olete olemas. Ja näeme järgmine esmaspäev. Just. Nii et tšauki, tšau. Tšau, tšau.